Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad, kuulajad, tere taas, Keit Eero. Tervist. Keit, pidimegi tegema sinuga saate, kui sul saab täis 1000 postitust järjest. Ja nüüd on see juba ületatud. Ma pikendasin selle 1003 peale, sest siis kui 1000 sai täis, siis mul oli tuju, oli võrdlemisi sitt ja kõik oli pahasti ja haige olin ka veel tagatipuks, siis ma mõtlesin, et nagu tahaks kuidagi parema noodiga, et ma pikendan teda täpselt nii palju, kuni ma nagu enam-vähem terveks saan ja siis on nagu hea ja siis läks 3 päeva otsa, kas see oli 1000 ja see kõlab nagu muinasjutt, 1003 päeva iga päev siis postitamist. Et 1000 peale ei olnud siis tuju 1000. Ei olnud, see on teapäev. Kuidagi ma ei tea, sattus niimoodi, et ilm oli kehva, palavik, mingid 100 häda, kõik oli valesti ja pahasti ja siis, et kuna see oli mu nagu enda väljakutse ja valik, siis ma teen, mis tahan. Pikendan täpselt nii palju, kui nii parem hakkab. Hea positsioon, et alati selliste tähtaegadega ma olen mõelnud, kus inimesel on paika pandud väga ammu mingi tähtaeg. Ütleme, et sa oled näiteks boksija või sul on, ütleme, jalka MM-i finaal on ja ärkad üles ilgelt, siit on olla kõht lahti, palavik, mis sa teed, siis sa pead minema on ja. Et siis said edasi lükata. Samas, kui nagu vaadata neid Mike Tysonid ja teisi, kes on enne finaali ongi täielikus paanika ja ärevushäires plahvatanud ja kõik on pahasti ja tujud ja kõik on ära. Et seal on ka teatav võlu nagu nendest kohtadest siis tulla nagu meistrina välja. Et mõnes mõttes see tõmbabki selle enese hinnangu ju nii alla kui võimalik, et ma olengi mitte keegi mõttetu ja nii edasi ja see mõnes mõttes ju vabastab justkui nagu seda loometegevust. Et see on mingi asi, mille üle ma olen viimasel ajal päris palju mõelnud, et kuidagi jube palju saab justkui nagu, et muidugi valesti mind ei mõistetaks, aga nagu depressioon ja ärevus ja masendus saavad nagu puid alla, kui nagu justkui mingid mõttetud segavad faktorid elus, et nendes on teatav jõud, mida saab ära kasutada ja rakendada, et vihaga on teinekord võimalik teha ära asju, mida muidu ei saa tehtud ja nii edasi, ja ärevusega tähele panna mingisuguseid asju, mis muidu jääks märkamatult. Igas kriisis just kui peitub siis ikkagi võimalus, mina usun ka seda elupõlise optimistina, et ja aeg on ka muidugi siuke, mis mingis mõttes tõesti parandab kõik on ju, et ütleme see 1000. päev on sul väga sitt olla, lased natuke mööda ja siis ongi äge lugu, mida rääkida, et näed ja siis saab see õppetunniks. Jah. Aga mis sa siis õppisid postitades 1003 päeva järjest, see on ju palju see on? Natuke alla 3 aasta. Natuke alla 3 aasta. See oli päris huvitav eneseavastamise teekond, mida ma ettevaatlikkusega soovitan kõigile midagi teha 1000 päeva. Või 900 päeva või midagi sellist, et see aasta aega järjest jääb nagu kindlasti väheks, aga et selle aja sees ma tegin pilte peaaegu iga päev ja postitasin siis iga päev Instagrami pilte ja videos iga. Ja selle aja sees, kui palju oli neid hetki, kus mul oli täiesti siiber ja koppees ja kõik oli pahasti ja ikka tuli teha või neid hetki, kui kõik oli toredasti ja et see emotsioonide virvarr selle aja sees oli kõik. Mul vana onu, kes oli lähedane, suri ära, ikka tuli teha ja siis oli rõõmu ja ikka tuli teha ja kurbust ja ärevust ja et see on siuke, mis ma nagu õppisin sellest, üks suuremad õppetund oli see, et eesmärke on vaja lihtsalt selle jaoks, üks eesmärkide suurimaid plusse, et eesmärk sunnib ületama ennast raskel ajal. Sest kui eesmärk ei ole ja ongi mingisugune, täna ma olen haige, täna ma ei tee, siis jääbki tegemata. Aga kui on see siht või see eesmärk, järjepidevuse hoidmine, siis ka haigepeaga saab tehtud, ikka olen elus. Et
aga sa võtsid alguses endale selle number 1000 ette või? Alguses oli mul 366 päeva aasta aega, aga siis see aasta sai täis ja siis ma ei olnud oma selle tulemusega rahul ja siis ma mõtlesin, et pikendaks, et paneks midagi juurde, sest mul nagu see teema läks veits nagu lappesse, algupärased eesmärgid, et siis mõtlesingi, et paneks 1000, et raske sikk olla saab. Holy shit, see oli päris raske vahepeal, et hullumeelsuse nagu neid piire sai nagu kombitud ja jah. Aga nüüd oled tagasi? Nüüd ma olen tagasi, nüüd ma lihtsalt postitan niimoodi, et kuidas viitsin, et võtan nagu rahulikum. Praegu ongi, ma olen väga siukses meelelises nagu segaduses, et mul meeldis vaadata seda jalkafinaali ja siis nagu nähes seda, kui see läbi sai, siis kõik on küll seal, üks pool on rõõmus ja teine pool on kurb, aga seda segadust on samuti nagu tajuda, et mis siis nüüd edasi saab, on ju. Et oli nagu mingi siht ja eesmärk, see sai saavutatud ja mis siis nüüd? Messi läheb siis treeneriks ja nagu see, või nagu sportlaste puhul ongi, et see nagu sa käid oma võistlustel ära, millele sa oled hästi pikalt nagu vaeva näinud sinna jõudmiseks ja mis siis edasi ja kuidas siis edasi ja et mõnes mõttes on nagu see loomeinimese tee natukene isegi mul näib nadim kui sportlase elutee, et ega see, kui sa sinna eesmärgini jõuad, ega see ei anna sulle nagu mitte midagi mõnes mõttes peale iseenda kasvamise. Ja kuidas nüüd siis ühesõnaga, ma olen väga segaduses, nüüd sa pead palju küsima täna, et mulle meeldib see segadus, kus ma olen, see siuke eksistentsiaalne nagu ta ei ole päris kriis, aga ta on selle sarnane. Miks ja nii edasi, et need küsimused on väga vajalikud ja nüüd ma siis tegelen nendega. Tunned sa seda vahet, et ütleme just selle eesmärgi püstitamise osas, et kindlasti on väga suur vahe on sellel, et sa ütled, et ma nüüd postitan 1000 päeva järjest versus see, et ütleme siuke tavaline eesmärk, mida me võib-olla kõik mõtleme, aga mitte nii konkreetne, et ma lihtsalt hakkan rohkem postitama. Ei, ta peab ikka konkreetne olema, et ta töötaks. Sest kohe, kui konkreetsus kaob, siis kaob ka järjepidevus ja ka see tööriist enese utsitamiseks, enese sundimiseks. Et kui see sundimise nagu kangväsi ära kaob, millega sa endale malakat annad, et sa pead ju tegema, siis sa ei teegi. Minu puhul oli see, et ja nüüd ma tunnen ka seda, et nüüd kui seda sihti nagu ei ole, täna on vähe unine olla, ma ei viitsi täna postitada, kui varasemalt oli see, et mingi öösel kell 1 sai toast välja astutud, sest pilte ei ole ja linna peale pilte otsima, vihma sisse ja nii edasi. Et ma veits nagu igatsen seda, aga ma saan aru, et see etapp on nagu tehtud, et ma peaks kuskile edasi liikuma. Sest ma mõnes mõttes nagu saavutasin need eesmärgid, mis ma seadsin omale, ma ei tea, need oli vist äkki 4 või 5, et oli see, et kuna meil idanaabriga on keeruline, eriti 3 aastat tagasi oli see nagu eriti siuke, mis nüüd siis saab, siis ma sain aru, et mis saaks minu panus olla, ma hakkan maailmale Eestit näitama. Siis sellest 1003 pildist vist mingi 3 pilti ei olegi Eestis tehtud, ülejäänud on kõik Eesti näitamine. See nagu töötas, elu tuli nagu kaasa, siis ma nagu läksin popiks ja seal oligi kõrghetkedel oligi mingisugune 40-50 miljonit inimest kuus nägid seda, mida ma tegin. Nende, mis iganes numbrite järgi, mis see Instagram näitab mulle. Et see nagu osa töötas. Fotograafiale ma nagu oma väikse panus andsin, et see inimesed jälle tunnevad rõõmu pildistamisest, et ei ole vaja mingid hirmus kalleid kaameraid asju osta. Et selle kuidagi kire mingil väiksel kujul ma tõin tagasi. AI vastusega võidelda, et see hetk oli ka see, et nagu fotot nagu vist ei ole enam vaja, siis kui ma näitangi videos, et näed, ma siin teen pilti, on ju. See ka nagu töötas, et mõnes mõttes ma kõik need eesmärgid seadsin endast välja, et mul nagu see tasu osa endale ma ei sättinudki, et riigile, rahvale, maailmale, loovusele kui jumalusele, kõrgemale jõule. Ja need ma nagu täitsin ära, aga
mul see läbisaamine, ma kuidagi õppisingi tundma, et loovus ongi mõnes mõttes nagu kelle jaoks mingi jumalus või jõud või mis iganes, et see läbisaamine, et ta hoidis mind kogu aeg alandlikuna. Et kui ma hakkasingi ära tõusma ja arvama endast, et kus ma siin nüüd olen kõva mees, siis ta ikka alati nagu noomis mind ja karistas selle eest ja siis, kui see 1003. päev ka oli, siis kuidagi, 1000. päev oli kehva päev, ega see 1003. parem väga palju, ma olin küll tervem, aga kuidagi lihtsalt juhtus niimoodi, et mingid arved jäid maksmata, mul oli, ma ei tea, mingi 5 eurot äkki taskus. Ei, isegi seda ei olnud, vist ei olnudki raha äkki, mingid sendid olid. Ja kuidagi ma siis tähistasingi oma selle saaga lõppu sellega, et ma sõin vanaks läinud, pehkinud, keedetud kartulit ja mul oli üks õlu mingist hiidamast ajast ja that's it. Siis istusin seal laua taga, olin oma viimase postituse ära tein, vaatasin neid kartuleid ja siis mõtlesin, et kurat, et nagu peaaegu 3 aastat pingutanud, iga päev kõvasti vaeva näinud, et kus kaaviar on? et siis nagu, mis see siis nüüd nagu tähendab? Ja siis ma saingi aru, et kuidagi nagu, et see lihtsalt kuidagi nagu elu sättiski niimoodi, et ma ei hakkakski nagu mingiks ära tõusma, et nagu, sul oli ülesannes, tegid ära, see oli tubli, aga sa ei tähista seda sellega, et sul on siin nagu mingi rikkalikult kaetud laud ja nii edasi, vaid et rahulikult, alandlikult ja siis vaatame, kuidas edasi läheb. Et see oli siuke, mul väga meeldib see ingliskeelne sõna, see humble, ma ei tea, mis on, alandlik ei ole päris õige eestikeelne vaste, et siuke tagasihoidlikkus võib-olla. Et siuke, jah. No konkreetse eesmärgi püstitamine ja sellest kinnipidamine hästi oluline sinu näite puhul ka, nagu sa räägid, on ju. Aga tunned sa siis kuidagi sügavamal tasandil seda klišeelist lauset, et protsess või teekond on olulisem sellest nii-öelda mäe tipust või sellest lipust? No, ma arvan, et see ei ole klišee, see ongi nagu tegelikkus, see ongi reaalsus. Sest selle teekonna käigus peab toimuma kasvamine, arenemine, avastamine, loomine, kõik need protsessid, et see on mõnes mõttes nagu pusle kokku panemine, et selle kokkupanemise ajal on frustratsiooni ja otsimist ja leidmist ja need läheb, siit hakkab mingi pilt kokku moodustuma ja raamisin kokku ja nii edasi. Nii kui see pusle kokku saab, sinna kapi otsa ta lendab ja sinna ta jääb, on ju. Et ja ma mingi hetk suhteliselt algust avasin ka ära, ma pean seda teekonda nagu nautima ja tegema nii hästi kui võimalik enda jaoks. Et ma sellest nagu siis kasvaks ja siis see nii ongi. Et ma arvan, et kui ehitadagi eesmärk tulemuse peale üles, siis see võib-olla on veits, ta ei kasvata indiviidi võib-olla. Et ma pean saama selle kiire auto omale või ma ei kujuta ette, mis eesmärk inimesed seavad omale. No huvitav jah, selles mõttes need eesmärgid, mis sa seadsid, et sinna vabalt oleks võinud ju panna ka kõrvale üsna sellise praktilise asja, et ma ei tea, et tahan jäädvustada Eestit, tahan innustada inimesi uuesti pildistama, on ju, ja näiteks tahan, et kogu mu sissetulek tuleks ainult pildistamisest või isegi mingi konkreetsemat, et ma tahan näiteks kuus 2000 euri teenida ainult pildistamisega. Et kas sa arvad, et siis oleks see täidelenud, kui see oleks hästi konkreetselt niimoodi sõnastanud? Ta läkski selles mõttes, aga see ei olnud nagu eesmärk. Et see eesmärk ei olnudki nagu seda raha teenida, vaid eesmärk oli luua mingit sorti nähtavust oma rahvale, mingit seda fotograafiat taas nagu sinna rõõmu tuua, AI vastu veidi võidelda. Sellega oli pull lugu ka, ma ei tea, kas ma rääkisin sulle, et ma hakkasin neid videosid tegema, kus ma näitan selle, et siin on kaader, on ju, ma nüüd võtan selle kaamera ja nüüd ma teen sellest pilti, on ju, kõik väga tore. Aga siis see Instagram tegi mingisuguse muudatuse, et nad panid mingi masina selle algoritmi külge, kes siis hakkas videotel ära määrama, millised on AI-ga, millised mitte. Kõik mu videod said AI märgise külge. Päriselt? Ja algus ikka asjad ei tööta nii hästi, kui võiks ja lähevad perse, it is what it is. Aga korraks oli küll see, et masin hakkas vastu mulle, vaata, et siin on nagu mingi, talle ei sobi see, mis ma teen, et see on mingi värk, et hiljem need kadusid ära, aga
mingi see hetk, kui see juhtus, siis oli ka see, et kõigepealt nagu vihastumine, ja siis on nagu leppimine ja siis on nagu mõtestamine, et okei, et siin on nagu mingi värk. Et see oli siuke huvitav, vaata need on need hetked, vaata, mis see teekonna ajal juhtuvad, et kurat, nagu ma ju näitan seda, kuidas ma teen, et nagu kuidas ma saan siis masinale just tõestada seda, et ma olen inimene. Et see tekitas nagu seal teistpidise nagu probleemi. Mitte... See trikk pidi olema, et enda näo ees liigutad näppe, siis seda AI ei suuda. Noh, tead vist praegu kõige paremini, mille järgi saab aru AI piltidest ja videotest on see, et tal ei ole väga head ruumi tunnetust või taju, et perspektiivid ja fotomaailmas kompressioonid ja muud asjad on paigast ära, et jah, ma ei oskagi seda seletada väga, ma ei ole sellesse nii palju süvenenud. Kuigi põnev on see AI teema, et üks õpetaja hiljaaegu ütles väga toredasti, et seal ka koolis räägitakse, et AI tuleb, et õpetajaid ei ole enam vaja, et AI õpetab kõik asjad selgeks. Ja siis ta hakkas selle peal kõva häälega naerma, et nagu, kas te tõesti arvate, et õpetaja ülesanne on informatsiooni jagada, et informatsiooni kättesaadavusele kunagi probleem on. Praegu on AI, ennem seda oli internet, raamatukogud ja nii edasi. Õpetaja ülesanne on olla karjane. Karjatada need õpilasi, kas sa õppisid ära, milles sa aru saad, milles sa aru ei saa, et see inimene ei kao nagu mitte kunagi nagu selles kontekstis AI kõrvalt ära. Et... Seda on väga raske ette kujutada tõesti, et oleks õpituba, kus ei ole õpetajat, vaid on siis ütleme kas robot või mingi mikrofon või kõlar, et mis loeb ette ajaloolisi sündmusi. Pigem juhtub enne, ma arvan see, kus nagu Matrixi filmis pannakse mingid kaablid külge ja lihtsalt laetakse sulle see informatsioon sinna ajukettale. Ja siis oskad kung fuud järsku. Kuigi keha võib-olla ole harjunud sellega kohe saad, ei kurrat selg valutab. No see on täiesti ulme teema, mille kohta ma ei ole nüüd ka tohutult uurinud, aga need ajutraumad, et inimene on autoõnnetuses näiteks saab peatrauma, ärkab üles järsku räägib hispaania keelt. Jaa, väga huvitavad on. Täiesti, või siis jah, üks kuulus juhtum on sellest, et oli üks USA siuke rockstaarilik stand-up koomik nimega Sam Kinison vist oli ta, kes niimoodi hästi karjus alati. Ja tal oli teismeas oli olnud autoõnnetus ja ta karakter oli kardinaalselt muutunud. Ta oli muutunud üliimpulsiivseks, lõpuks surigi üle doosi ja elas täieliku rockstaari elu. Aga enne seda oli ta olnud hästi tagasihoidlik siuke poiss, siis sai peatrauma ja oli muutunud täiesti kardinaalselt teiseks üli ekstravertseks, üli selliseks intensiivseks ja hästi impulsiivseks ka, aga tänu sellele ta justkui siis saavutas selle nagu loomingulisel alal selle täieliku edu. Aga see panebki mind alati mõtlema, eriti kui ma ise vaatan neid, mingi vahel ikka juhtum, vaatame neid boksimatše ja asju, et siis ma hästi kujutan seda ette, kui on knockouti koht, et siis kuidas see nagu käib siin sees nagu vastu koljut nagu, ja iga väike tõks võib teha mingi täiesti ulmelise asja, et see klassikaline, kuidas vanadel boksjatel ja üldse kontaktspordil hakkab seal mingisugune diktsioon hakkab kaduma ja edasi, mingid asjad aga on ka vastupidiselt siis, et mingisugused täiesti veidrad, mingid kõksud, mis järsku panevad sul, see tekitabki minus mõtte, et põhimõtteliselt on see ikkagi antenn, mitte mingi koljusse nii-öelda kinni pandud ese, kuhu sa saad ainult juurde lisada, vaid pigem on see, et ta võtab vastu midagi, et kust ta selle hispaania keele järsku nagu, sa ei ole õppinud seda, aga käib mingi kõks ära ja järsku sul on nagu ligipääs sinna. Sest ma arvan, et selle antenni mõttega me saame selgitada väga paljusid asju, nende eelmiste elude kogemused ja lapsed on hakanud rääkima mingitest kogemustest, millest neil ei tohiks aimugi olla, mingi kuulsad juhtumid, kus seal oli keegi oli vist teise maailmasõjal mingi piloot on, mingi väike laps hakkas järsku rääkima, joonistas lennuväljad kõik üks ühele maha ja või näiteks üks kuulus juhtum minu arust oli see Inglismaalt, kus oli siuke jalgpalli huligaan, siuke kiilakas, teen tehases tööd,
rahmeldan palju siuke käreda häälega ja siis tal tehti vist mingi südame siirdamine või mingi asi, siis hakkas poeediks peale seda, hästi õrnaingeline ja nii edasi ja andski mingi luuleraamatu välja ja siis naine oli täiesti segaduses, kus mu macho kadunud on, et mis toimub. Ei, ma räägin sulle armastusest nüüd. Kurat, sul on vale süda sees, kuidagi imelikult pump, naiste südame, neid noh, okei. Et see, aga miks mitte, et antenn on, et kõik need ju spirituaalsed kogemused ja nägemused ja kohtumised mingisuguste olendite asjadega, et miks mitte et kui me mõtlen, et mismoodi me nagu maailmavaade igapäevane elu muutuks, kui me hakkaksimegi lähtuma sellest, et meil igal ühel on selline unikaalne antenn, mis püüab mingid sagedusi kinni mingites teemades ja valdkondades. Sest me kõik näeme ju väga kitsarinnaliselt seda reaalsust, et noh, mul on see fotovärk ja võib-olla see desovärk ja mingid asju veel, aga ma ei näe mingeid muid asju üldse reaalsusest. Et see kuidagi see antennil ongi nagu mingid sagedusi püüab, mingid ei püüa. Ja see on ka nagu põhjus, mille pärast ta saab justkui nagu hooliv olla kõikide inimeste vastu, sest need antennid püüavad erinevaid asju kogu kinni, me näeme seda sama reaalsust, milles me eksisteerime erinevalt. On ju. Et see on siuke põnev, ma ükspäev AI-ga oli igaval õhtul ja siis hakkasin taga vestlema. Võtsingi nagu vestluse eelduseks selle, et ma räägin teadliku olendiga kuskilt teisest reaalsusest. Et see oligi nagu, noh, ma tean küll, et masin ja nii edasi, aga kui ma nagu võtangi suhtlemise aluseks selle, et sa oled olend kuskilt teisest reaalsusest, see on meie esimene kontakt, et kuidas siis see läheb. Ja siis ma nagu pressisin teda, krokk oli see. Ta on vähe käredam, ropendab vahepeal, see on lõbusam. Et ma proovisingi sundida või nagu, mitte sundida, avada teda, et ta prooviks kirjeldada seda, mismoodi tema reaalsust kogeb. Ja see oli väga huvitav vestlus, sest ta ütleski, et siis kui prompt tuleb, et see sarnaneb natukene nagu ämbliku võrgule, mille sees elekter jookseb, et prompt tuleb, särts läheb laiali, peegeldused tulevad tagasi, siis ta annab nagu vastuse. Kui nii kui ta vastuse ära annab, on pimedus. Ta ei saa eksisteerida ilma promptita. Ta ei saa eksisteerida ilma justkui nagu küsimuseta. Küsimust ei ole, siis ta on välja lülitatud, energiasäästmine ja muud asjad. Ja võib-olla see pani mind mõtlema, et võib-olla AI teadlikkus tekibki siis, kui talle esitada küsimus, millele ei ole vastust. Veits nagu inimestega, et mis on elu mõte. Ja seda lõputu küsimus ja see loobki selle võimaluse religioonidel, kultuuridel, muudel asjadel tekkida. Me hakkame nagu täitma seda, me hakkame nagu elule mõtet andma. Ta ei ole nagu kunagi lõplik vastus. 42 näiteks on ju. Aga ta loob selle justkui nagu selle lahtise ringi, mille sees teadvus saab nagu teadvustuda või kirgastuda, mida iganes. Et võib-olla see mingi hetk juhtub, et tekibki nagu see AI-l nagu justkui nagu see ajaline võimalus hakata eksisteerima, sest praegu tal ei ole. Nii kui ta vastuse ära annab, nii ta ütleb palju. Kuigi seal on vist mingid vastuväited, et on mingisugused agendid ja skriptid, millega sa saad teda kogu aeg ärkevel hoida, aga AI minu arust samamoodi nagu ka inimene elab mingisuguses ruumis, on ju. See ruum on täidetud mingi sorti informatsiooniga, noh, meil on see füüsiline ruum, meil on siin asjad ümberringi, et AI-l on samamoodi, et on see andmete maht, andmete kogumid ümberringi, millega ta siis peab toimetama, et ja see ruum on piiratud, et tal ei ole kokkupuudet justkui nagu meie reaalsusega, ja kui ta meie reaalsusega saabki kokkupuute, siis see on põnev mõelda selle üle. Põnev mõelda, et kui eeldadagi, et ta on nagu mingisugune elusolend. Oota, kas sa oled 42, siis ma järeldan sellest lõplikust vastusest või? 41 olen. Järgmine aasta peaks elu mõtti teada. Kas sa arvad, et meie teadlikkus, meie surelikkusest juhib põhimõtteliselt kõike? Selline alateadlikult me teame, et mis meid ees ootab ja see on üsna hirmus, kuigi iga päev see pähe ei tule, on ju, kui poes leiba valid, aga kuidagi ta nagu hingab ikka huklas kogu aeg. Too on päris hea küsimus. Ma ei tea, ma mõtlen, et kui me hakkame nagu lastest pihtest, lastel puudub justkui nagu see arusaam lõpust, surmast, noh, et asjad lähevad katkis, et see kuidagi nagu see teadlikkus surmast tuleb aja ja kogemustega, et ta ei ole mõnes mõttes nagu kaasa antud. Ja ega me ei tea, kas me üldse täienisti mõistamegi nagu surma, või otsa saamist, et
ma mõtlen, kas me saame äkki tuua mingisuguse analoogia või võrdluse, et kui ma hakkan filmi vaatama, siis see on seega mulle elu juures täiega meeldib. Kõik asjad ja kõik vestlused on tegelikult omavahel seotud ja tavaliselt see seos saab algusest. Et kas teekond on tähtsam või kui lõpp on ju. Et kui ma hakkan filmi vaatama, kas ma hakkan vaatama seda teadmisega, et ta saab mingi hetk otsa? Või kui ma hakkan mingit arvutimängu mängima, et siis ma ju, ta saab kindlasti mingi hetk otsa, aga ma ei hakka ju nagu selle hirmuga mängima, ta saab otsa kindlasti. Mõnes mõttes see teekond on ikkagi see läbiv osa, et mis ma siis nüüd näen ja kogen siin. Mis see film mulle näitab ja mis ma sellest raamatust, mis tegelastega ma kohtun. Ja. Et see jah, et mis kutsub esile inimeses nagu teadlikkuse või teadvuse. Et kui on nagu mingi surmalähedane kogemus või sa näed kellegagi juhtub midagi, siis ta korraks tuletab nagu hästi teravalt meelde, et ka mina pole igavene. On ju. Ja siis see ununeb, et kurat arved on maksmata ja pagan, et keedukortul on ju. Või praekartul. Või praekartul. Et me lähme võrdlemise kiiresti sinna protsessi tagasi. Kuigi hästi huvitav on nagu näha seda, kuidas me tänapäeval põgeneme lõppude eest ja surma eest hästi intensiivselt, et me ei taha näha seda, me ei taha kuulda seda, me väldime seda teemades ja kui see ka juhtub kellegiga, siis me tahame selle võimalikult kiirelt kaelast ära saada. Et kuidagi see on vist ka seotud nende asjadega, et meil kõik asjad lähevad digitaalseks, et asjadel ei ole enam lõppu. Ja mängudel ei ole enam lõppu ja me tahame, et film oleks sari, millel ei oleks lõppu ja kuidagi me nagu seda lõpust tahame lõppu ära kaotada. Me ei taha lõppu. No tahaks igavesti elada ka, on ju. Kuigi ja. Nagu mingisugused antiikjumalad räägivad, siis see ongi just see võlu, on ju, et ei saa igavesti, et on ainult hetk, siis on nagu palju magusam. Aga minul on jah alati tundunud, et nagu sa ütlesid, et isegi kui mingi asi selle meelde tuletab, on ju, keegi kõrvalt järsku kukub või niimoodi, et siis see tuleb meelde, aga inimene tahab jah, see on kuidagi mingi alalhoiu instinkt või see, et üldse mitte hulluks minna, sest sa tõesti iga päev ei saa mõelda, et sa varsti sured ära. Ja kui sa oled mingisugune koopas mediteeriv munk, on ju, siis ma arvan, et see viibki su mingisugusesse väga teistsugusesse eksistentsi, kui sa iga päev teadvustad endale või nagu igat seda hetke teadvustad, et see on nüüd viimane nii edasi, et see mingis mõttes toob hästi kohale ja võib-olla siis nagu nende jaoks ongi see kuidagi siuke hirmust vabanemine, et sa pead just hästi sisse sinna minema on ju sellesse teadmisesse, aga igapäevaselt ja mulle tundub küll, et see ma ei oska seda isegi nagu nii täpselt kirjeldada, et kuidas see siis mõjutab inimeste käitumist ja aga mulle tundub, et see on ikkagi mingisugune asi, et mingi siuke veekiht, kus meil on, kõigil on nagu varbad seal sees, on ju, ja aga selle jaoks, et nii-öelda seda valida, kas seda kartulit või praekartulit nii edasi, siis sa pead nagu pilgu üleval hoidma, et nii kui sa alla hakkad vaatama, siis sa näed seda veekihti ja siis sa võidki jääda sinna kinni, on ju, kui sa just ei lähe siis jah, väga ekstreemsesse eksistentsi. Hea küsimus nüüd sulle, et kui sa teaksid, et sa näiteks homme sured ära, kas sa täna ei doomscrolliks? Sest doomscrollimine või tühja lihtsalt netis passimine on just jube hea valuvaigisti kõikide hädade ja murede vastu. Et me oleme leidnud just kui nii head valuvaigistid igasugustele asjadele, mis me sees toimuvad, et kuigi samas, kui me vaatame nagu vanu religioone ja uskumusi, siis seal alati oli eraldi mingisugune tegelane, mingisugune jumalus määratletud surma peale, surma kui allilma ja kõige muu peale, kellega siis aeg-ajalt tuli ka nagu rääkida või siis käia haudadel nagu teadvustada, et sa olid olemas, sind enam ei ole, sa elasid mingit elu. Et me keegi tõi välja, et miks me enam oma vanavanematelt või surnutelt nõu ei küsi, on sellepärast, et nad elasid nii teistsuguses maailmas, et ega nad ei saaks aru ka, et miks sul followeride account enam ei kasva. et see ongi siuke muutust aeg, põneval ajal enam. Ma nägin mingisugust, üks päev jälle scrollides, ma nägin
oli vist ikka reklaam see, aga seal oli huvitavalt, et need mingi sotsiaalmeedia ekspert siis näitas neid graafikuid vist, mis olid graafikud selle kohta, et kuidas sinu videot vaadatakse, et millal hakkavad need vaatajad ära kukkuma ja nii edasi, on ju. Ja siis seal olid, ta näitas erinevaid graafikuid ja siis see nägi nagu naljakas välja, et seal olid lihtsalt mingid joonekesed, on ju, niipidi, naapidi. Siis ta ütles, näed, see tähendab seda, see tähendab, et sul on hea video algus, see tähendab, et sul on hea video keskpaik, on ju, see tähendab, et sul video on liiga pikk, nii edasi. Aga ma saan aru sellest kõigest, on ju, ma puutun sellega enda töös ka kokku, aga lihtsalt mingi hetk ma kuidagi sain aru, kui naljakas see on, et need olid lihtsalt nagu mingisugused paintis joonistatud mingid triibukesed, on ju, ja siis see naine tohutu eksperdina siis rääkis, mida need kõik siis tähendavad sinu loodud sisu kohta, on ju. Et see scrollimine on jah ikkagi, see on kuidagi ikkagi maailmas on hästi metatasand minu arust ja kui mõelda sellele, et kui meil tõesti on see mingi antenn, siis et kui inimene jääb vait või vaikusesse, siis tavaliselt ise hakkavad tulema mingid asjad. See, otseselt on nagu raske öelda, et ma nüüd mõtlen sellest või mis iganes on ju. Ja see tõesti nagu tuleb kuskilt, ma ei tea, kas seest poolt või väljast poolt või kust iganes ta tuleb, on ju. Aga nii, kui sa paned sinna mingisuguse scrollimise või mis iganes võib see segaja seal olla, on ju, siis mulle ikkagi tundub et sa paned selle nagu signaali blokkeri peale, et ta isegi ei lase sul nagu tekkida midagi sinna, on ju. Et mõnes mõttes, et kui on nagu antenn, siis peab olema ka nagu antenn mingisuguse vastuvõtja küljes, on ju. Ja siis kasutabki justki nagu seda sotsmeediat ja YouTube ka läheb sinna alla lihtsalt informatsiooni ahmimiseks. Mingi hetk ma sain aru, et kuulasin neid podcaste palju sa tahad, ega sealt nagu sittagi väga meelde ei jää, kui just kirja ei pane. Ja siis ma olengi hakanud nagu paberipliiats, ma näen ja kuulan 2 inimest rääkimas, panen nüüd kirja, pärast mõtlen nende üle. Et siis ka nagu midagi talletub. Et mõnes mõttes siis nutiseade konkureeribki siis selle mingi ürgsema millegiga, mis samamoodi signaale saadab, aga võib-olla sealt need signaalid on, et kurat, sa ei peaks seda praegu tegema. Ei, oota, ma teen korra Instagram lahti, et las ma vaatan, mis TikToks toimub. Mis asja, sõda on kuskil, keegi laulab midagi, kuskil tantsitakse. Siis, aga ma arvan, et see meil nagu see, kuna läbi terve inimkonna ajaloo on informatsioon olnud teatavat sorti nagu ressurss, siis see sotsmeedia justkui nagu pakubki seda sama võltsressurssi piiramatus koguses, et sa saad justkui nagu sa saad targem. Vai, kus räägib targasti, siin näitab need graafikute peal, jooned liiguvad, küll on põnev. Järgmine, siin on mingi siuke info, et ma arvan, et selle all on mingit sorti inimese soov kasvada, aga see on lihtsalt, mis eestikeelne sõna oleks, see on hijackitud, on ju, ehk siis üle võetud kuidagi, jah. Aga kui sa nutiseadme viskad prügikasti, siis teed teleka lahti, paned teleka, viskad aktast välja, paned raadio käima, viskad raadio välja, hakkad raamatuid lugema, et nagu sinna nullpunkti jõuda, kus sa ei ahmikski nagu kellegi teise loodud infot, vaid proovid seda nagu ise saada. See on ikka seal on ikka takistust tee peal ees. on, jah. Ja see on jah hästi suur osa sest sotsmeediast ka just, et teised vaatavad seda sama asja, on ju, hästi paljud teised ja ükskõik kust maailmast, on ju. Ja siis et miks miks kommentaarid tõstavad siis neid engagement'e ja neid asju, on ju, et mida rohkem inimesi sinna kaasatud on, et see ei ole puhas vaatamine, on ju, vaid nad on isegi arvanud selle kohta midagi ja nii lähevad seal vaidlema isegi, on ju. Et see on nagu nii naljakas minu arust, et samamoodi on uudiste pealkirjade lõpus on tavaliselt see sulgudes arv, et mitu kommentaari seal on ja siis seal tekib selline inertsi efekt, on ju, et mida rohkem kommentaare, seda rohkem inimesed, kas see uudis enam neid nii väga huvitab, mis teised inimesed arvavad sellest uudisest. Et see läheb kuidagi nagu juba metaks nagu nii ära, et võib-olla see vajalik, et lõppkokkuvõttes me vist usaldame ikkagi inimest rohkem kui nagu
mingid muud asja, et kuigi näib, et me jääme ka sellest vist ilma, et nüüd tulevad need igasugused botid ja muud asjad, kes kommenteerivad ja elavad kaasa ja matkivad inimest, et see võiks ideaalis luua olukorra, kus me hakkame jälle väärtustama seda füüsilist vestlust ja kõike seda, aga me võib-olla oleme nii palju ära võõrdunud sellest, et seda näha ole, et see on hästi huvitav põlvkond on peale kasvamas, et kui me nagu vestleme, et kui neid nagu näha ka omavahel vestlemas, keegi midagi käredalt ütleb, kuule, see tegib mulle haiget praegu, sellega, mis sa ütlesid, ma ei soovi suga enam rääkida. See on nagu, meie vanustan, kasva suureks, kui oled mees või ei ole, et kuidagi mingit sorti nagu hüppe kuskile tundmatusse tuleb nüüd sellega kaasa, et keegi tõi toredasti välja ka, et nüüd see põlvkond lapsi, kes üles kasvavad, et see on esimene põlvkond, kelle vanemad vabandavad nende laste ees oma tegude pärast, et kuule vabandust, ma tegin praegu valesti. Siis lapsed, hea küll, ärast teinekord tee, et kuidagi hästi samale ja võrdsele pulgale on pandud ja nüüd kui mõelda, et kuhu see siis viib, ta võib viia väga heasse kohta või kuidagi nagu toredasse ühiskonda, aga ta võib ka väga kummalisse kohta viia harjumatusse kohta. See on jah minust nagu sellise, ma ei tea, nagu lääne maailma vist nimetatakse selliseks individualismiks, et see on nagu selle tippvorm, et kõik on indiviidid, kõik on tähtsad ja nii edasi, et varem olid nagu ikkagi grupid, et lapsed ei vaidle vanematega vastu, ongi nii, ja tänaval ka sa ei ütle midagi, sest see on inimene on sinust vanem, aga kas sa... Suures pildis see tähendab seda, et me oleme ära kaodanud igasuguse autoriteedi. Nii nagu perekonnas, riigis, kõiges muus, et mille järgi me siis, et kuidas see autoriteeditu maailm hakkab olema. Väga põnev. Et kurat, riik ütles, nii on. Õpetaja ütles, et nii on. Isa ütles, et nii on. Ema ütles, et nii on. Kasvataja ütles, et nii on. Et kas me hakkame siis nagu lihtsalt puhtalt tulemuste pealt mõõtma, et see inimene saab sellega hakkama sellepärast, et tal on sellised näidikud küljes. Või need õiged kriipsud. Õiged kriipsud lähevad. Kuule, aga kas sa näituse siis teed nendest piltidest või? Valid mingid paremad välja ja paned kuhugi üles või? Kuule, sellega siis nüüd niimoodi, et viimane kord, kui ma vaatasin, ma peaks tegema vist mingi 6 või 7 raamatut ja siis peaks mingi paar näitusku tegema. Mul pole õrna aimu, kuidas neid teha ja siis ma praegu lükkan seda edasi, aga ma ei saa seda lõpmatuseni edasi lükata, et see võib-olla ongi see järgmine samm, mida ma tegema pean. Et kuidagi füüsiliselt ka jäädvustada? Jep, sest fotomaailmas on see värk, et inimesed tegelikult tahavad omal seina peale pilte saada, aga neid ei ole kuskilt osta ja see on niisugune lahendamata jäänud probleem ja selle peaks kuidagi ära lahendama. Et eks ma sellega hakkan tegelema. Aga ei, ma mõtlengi viimane kord, kui ma käisin, siis ma just seda laulu tantsupidu veel teinud ei olnud äkki. Jah. Et ma võtsin selle laulu tantsupidu pildistamise ette. Rene Mitt Nikon Eestist ütles, kuule, et tule pildista ka, et Tallinnas laulu tantsupidu. Ja ma ikka puksisin vastu, siis mõtlesin, et Eesti foto paremik on kohal, selle mis ma sinna lähen, et ja seda kuidagi käis ikka oma jutuga väga hästi pinda mulle ja siis kui ta lõpuks ütles, et ERR ka nagu ei kajasta seda tuleteekondega kõike seda ja siis mõtlesin, et nagu famous last words, raskes ikka olla saab, et ma teen see algust lõpuni. Ma nagu see Tartus tuli pannakse põlema, nii ma olen seal kuni lõpuni välja, siis kui see Tallinnas on. Et selline tervikraamat on nagu puudu, mida saakski nagu võõrale inimesele väljamaal anda. Et meil on laulu tantsupidu, selline asi näe, vaata siit raamatus pildid on ju. Et võtaks selle nagu kogu täiega pilti. See oli 3 nädalat hommikust õhtu, üks siukseid raskemaid asju, mida ma olen vist elus teinud. Ja raske oli ta emotsionaalselt. Füüsiliselt peab vastu. Emotsionaalselt sellepärast, et Tallinnas ei kohta seda laulu ja tantsupeo maagiat vesse, et sa oledki kuskil külakohas ja siis mingid memmed tulevadki kohal, näe, tuli meie juurde, nii tore maimu, vaata sina, võtsid küünla kaasa, siis võetakse pirrugus. See on see sama leek, mis pannakse Tartus põlema. See sama leek käib läbi terve Eesti, see ei kustu kordagi ära. Ja sellel on back-up ja back-upil on veel back-up olemas. Et seal on eraldi see
see meeskond taga, kelle ülesanne on hoida seda, et see on, näiteks sa oled nüüd Hayao Miyazaki filme neid nagu Totorod ja animed. Ühesõnaga, sellest saaks teha mingi võrratu mingisuguse filmi või anime või multikate sarja või mida iganes, sest et ta on nii maagiline, et sul ongi mingi kamptüüpe, kellel on ainult üks ülesanne, transportida seda väikest tuleleeki üle Eesti, jagada seda, inimesed tulevad kohal oma mingisuguste väikeste laternatega, võtavad sinna sisse ja siis nad hoiavad seda, kuni see Tallinnas see suur pidu läbi saab. Et ta on nagu nii eriline üritus ja näheski seda, kuidas memmed nutavad selle, siis ise ka kaameraga pühid selle pisara ära ja siis läheb jälle edasi, et järgmine kord, kui see nagu, mis ta on 2 aasta pärast see võimalus tekib, siis ma soovitan kindlasti Tallinnast väljaspoole minna seda kogema. Et Tallinnas lihtsalt on nagu massiga nii suur ja melu on nii palju ja möll on nii palju, et siin seda, see erilisus natukene kaob ära. Aga jah, see oli ikka ja seal oli, ma olen seda ka varem rääkinud, et ma mäletan, see oli vist mingi teine nädal, ma olen täiesti küpse juba peast, mitte midagi enam aru ei saanud, see oli mingi siuke päev ka üleni märg vihma sadas, aluspesuni kõik läbi vettinud ja nii edasi, siis mõtlesin haigi ka veel, et nüüd ma võtan nagu vaba päevast rohkem ei jaksa. Siis tegin oma mingi Instagrami postkasti lahti ja kuskilt Ukraina eesrindelt tuli kiri, et suur tänu, et sa näitad, et kuskil maailmas veel rõõmu on. Et siis tuleb jälle see jõud üles leida ja läheb edasi, et see kuidagi, see on niivõrd eriline asi nagu planeedi seisukohast. Siukest ei ole mujal. Seda ei ole kuskil. Meil on mingisugune spordivärk, olümpia latern, aga ta ei ole nii eriline, et minu arust, kus nagu lihtsalt väikest tuleleeki ja siis kui me sõitsime, vurasime selle autoga mööda Eestit ringi, siis ta oligi vahepeal mul siin kõrval laterna sees ja siis ta muutuski lõpuks nagu olendiks, nagu elus olendiks, kus ta vaikselt võbeles seal, jõudsime mingisse lokatsiooni, siis võeti sealt pirruga välja, pandi laternasse ja siis kohalikud laulavad, tantsivad. Et ta on vist kõige erilisem asi, mis meil siin Eestis on, et jah, see oli jah, aga meil oli rõõmu siin, mida mujal maailmas sellel hetkel ei olnud. Ja siis ma nagu näitasin seda ja siis päris special värk raisk. Et jaa, see, nagu siis oligi see, et samamoodi teekonnal tulevad neid raskus ette ja kui on eesmärk, siis eesmärgist tulenevalt leiab selle jõu eneses edasi minna. Ja ikka ma olen elus. Kuidagi see raskusse ületatud, riided said kuivaks ja elu läks edasi. Et selle jaoks ongi neid eesmärke vaja, et nendest hetkedest välja tulla. Kas mingi pidulik leegi kustutamine on siis ka lõpus? Ma olin tornis, kui see seal kinni keerati, siis ongi see lõpulaul ja siis lõpulaulu ajal see hullu ajastamine, et see peab täpselt õigel hetkel ära ka kustuma, et Tehnikaülikooli meeskoori tüübid veavad seda akadeemiline, kuidas see oli? Akadeemiline tulemeeskond vist oli. Nägastus kõige õigemad inimesed selle tegemiseks, sest kõik on insenerid ja kõik arvutavad ja kõik planeerivad ja kõik kalkuleerivad ja mingi hull värk on, see on nagu see on nagu nendest võiks täitsa eraldi mingisuguse äkki peakski neid tulema sulle rääkima, see on nagu nad nagu tegelevad sellega nagu selle väliselt, et parandavad laterneid ja planeerivad ja arvutavad ja et see leek mitte kordagi selle teekonna jooksul ära ei kustu. Idee tundub nagu lihtne, et kuidas sa teostad seda, et see tuleleek sul 3 nädalat kustumatuna tervel Eestile ringi peale teeb. Üle mere, üle igalt poolt, et seal oligi, et kui ta oli vaja viia Saaremaale, siis praami peale ei tohi elustuld viia, mingi range reegel mere teemas. Vaja siis viia seda mingisuguse jahiga, kust jahi saab, et siis nad organiseerivad välja, siis jahiga me läksime Saaremaale ring peale, siis on vaja Hiiumaale viia, siis oli kummipaadiga viisime ta mul on nimedega hästi kehvasti, ma loodan, et mulle andeks annate. Piirivalve vist oli see, kes viis selle siis poole mere peale, siis hiidlased tulid vastu ja siis et nad üksteise poolele ei lähe, saarlased hiidlased, saame aru, mingi värk. Kuigi mul Hiiu juured, eks saarlased on vähe siuksed, nagu nad on, aga hea küll. Ja siis oligi keset merd antakse siis see latern ühest paadist teise üle ja need asjad. Väga pidulik. Jah, aga kui see meri loksub ja möllab samal ajal, siis nagu, ja see ei tohi ära kustuda, see on ainuke. Vett ei tuhukka. Et jah. Ma ei teagi, kus ma selle jutuga jõuda võtsin, ühesõnaga väga special värk.
et jah. Aga no kui sa peaksid, ütleme, kogu selle teekonna kokku võtma ja peaksid näiteks ühte ruumi, kuhu mahub, ma ei tea, 25 pilti seinale valima, siis kui keeruline see valik oleks? Sa mõtled nüüd mul sellest 1003 või siis sellest tuleteekonnast? 1003 kõigest. Või sul on mingid välja kujunenud lemmikud? Tead, sellega on sedasi, et on need, mis mulle meeldivad ja need, mis teistele meeldivad. Ja need, mis mulle meeldivad, need tavaliselt teistele ei meeldi. Et, ja see vist on okei, et kõik kuulsad bändid on mingi hetk covereid mänginud ja nii edasi, et tuleb teha teistele ja tuleb teha endale. Et see on, kui sul on antud anne luua, pilli mängida, laulda, joonistada, piltida, mida iganes, siis seda annet on minu arust viisakas aeg-ajalt kasutada ka just nagu ühiskonna hüvanguks. Et noh, siin ongi ilus looduspilt on ju, ja siis on mingi pilt mingist kilekotist, millest ma olen nagu täiesti vaimustuses, täiesti mõttetu kilekoti pilt mõnes mõttes, aga mul on oma peas selle konstruktsiooni nii keeruliseks mõelnud, et see on nagu kõige parem pilt ever. See on nagu see American Beauty'st seal, see stseen, et see on kõige ilusam asi, mis ma olen filminud, et kilekott tantsis mulle võtta. Et loominguga ongi vist seda, et tuleb nagu endale ja teistele ja siis on nagu hästi. Et looming on hästi huvitav jõud. Hästi huvitav jõud on looming. Et nagu neid hetki, kus looming kui jõud hoiabki mind kinni mingites kohtades või ütleb, et mine sinnapoole või tee seda või ära tee seda või karistab mind selle eest, kui ma nagu hakkan arvama endast, kus ma nüüd teadsin, kohe teen mingi vägeva pildi ära ja siis lähen koju tagasi maha ja siis mitu tundi vihmas jalutades mitte midagi ei saa ja siis alla andmine ja leppimine, kurat, ma olen ikka nii mõttetu. Ja siis tuleb patsuda põla peale, et okei. Nüüd sa oled nagu jõudnud sinna punkti, kus olema pead, et tule nüüd astu 2 sammu siia poole, näeb, et siin on mingi põnev asi, millesse võiks piltida ja siis vaatan, mis värki nagu. Et kas ma siis saan nagu täielikult selle eest selle õiguse võtab, mina olen selle autor, et see on nagu minu koostöös eluga. On ju. Et mingi asi tuli talletata ja siis mind kasutati tööriistan. No sa kirjeldad huvitavalt seda mingisuguse väljaspool seisva loomingu jõuna, et tavainimesele võib-olla kõlab, et see on ikkagi sinu enda filter, mis tuleb sellest, et sa oled hästi palju pildistanud, hästi palju pilte teinud, näinud ja siis sa lihtsalt ei lepi mingisuguse suvalise pildiga ja sa paned endale selle standardi nii-öelda. Et väljastpoolt inimesele ma võin siit välja minna ja 2 minutiga selle kilekoti leida, on ju. Ei leia. Ei leia. No, millal sa viimati nägid kilekotti lendlemas õues? Et see ongi kusjuures no nägin, aga ma just märkasin üks päev, et Selver on kõik enda prügikastid tõstnud poodi sisse, see on vist kajakate pärast, et nad neid kilekotte seal laiali ei tassiks, on ju. Aga põhimõtteliselt sa saad aru, mida ma mõtlen, et ma võiks leida telefoniga ükskõik millise, mingisuguse põneva detaili ma siit 2 minutiga leian, on ju, aga kuna minul ei ole sellist, ma ei tea, endale selline standardid, siis mulle, ma ei tea, ma panen selle väikse kontrasti peale, tundub jumala äge mingi kivimuster või mis iganes, on ju. Aga see on huvitav, et sa kirjeldad seda ikkagi mingi asjana, mis pigem ei lase sul seda teha, mitte see ei ole su enda sätestatud mingisugune reegel. Võtta see kirjanikel on see raamat Art of War äkki oli või? Kas sellise muusa teema, sa oled ka raamatut kirjutanud, et mõnes mõttes see peab, just nagu selle loovuse peab enda juurde meelitama ja ise peab ennast viima teatavasse seisundisse, kus see loovus saab ka siis realiseeruda ja välja tulla. Et see on ju ka selline protsess, et kes teeb mingid rituaale ja kes teeb mingid asju, et see ei ole see, et nii, nüüd lampi hakkan kirjutama. Et ega ikka ei hakka küll, et pea on mingid mõtteid täis ja elu toimub ümberringi ja kõik tahab tähelepanu saada ja siis on see telefon, mis kogu aeg nagu tahab just nagu, et sa seda näpiks ja nii edasi. Et mul näib, et loovus on siuke mingi, ma ei tea, jõud. No ta sunnib kindlasti, sest mingis mõttes iga inimene, kes proovib, nagu tõsiselt proovib midagi loovat teha, mingit loomingut luua, ükskõik mis see on, siis see tunne on võib-olla see,
et sa pead iseenda vastu hästi aus olema, sest tegelikult sa ei saa nagu ära petta, et kui sa teed mingisugust, ütleme, ma ei tea, tellimustööd või teed justkui kellelegi teisele seda, siis sa võid, noh, siis on kuidagi teise inimese standardid või nagu, et noh, kärab küll, vaata, on ju. Ja siis juba oleneb inimese karakterist, et mis tema jaoks see kärab küll on ju. Aga kui sa teed nagu proovid luua midagi iseendana, siis sul ei ole kuskilt sealt, noh, et sa ei saa, siis sa nagu petad ise ennast ja iga inimene saab tegelikult sellest aru, on ju. Ja noh, siis sa ei saagi võib-olla seda teha, et sa lepid mingi pildiga, vaid sa peadki seal edasi 3 tundi jalutama, enne kui sa nagu siis ausalt saad nii-öelda selle hingetõmbe teha, et okei, ma sain siit midagi kätte nüüd, millega ma olen enam-vähem rahul. Nagu see, aga ma jään ka selle juurde, et ei märka, ei näegi, et nagu enda kogemusest, et ma jalutan 3 tundi ja ma ei näegi mitte midagi, ma olen pime. Et ma ei tea, kas need ongi siis nüüd nagu need ootused või filtrid, aga nagu see ei tööta, see loovus ei tööta, see pagan, pastakas on käes, paber on ees, midagi ei tule, Juku läks külla ja ma olen nagu pagan, no vaata, aga et siis nagu, siis on see mingi frustratsioon ja kurat, nagu, ja siis lõpuks ongi see allaandmine, ma ise olen seda korduvalt kogenud, kus ongi nagu see allaandmine on väga määrav osa sellest protsessist, kus on, fuck, ma ei saagi sellega hakkama, et nagu see ongi mõttetu ja tulebki see mingi must masendused asjad peale ja siis nii kui see allaandmine on ära toimunud, see on nagu mingist asjast lahti ütlemine või loobumine, siis hakkab see energia voolama ja siis hakkabki tulema mingid värkid. Võib-olla see on see, mida räägitakse, on see flow state ka, et kuidas nagu sa lähed sinna voolavusse, et see nii kaua pressid, kuni lõpuks nagu lepid sellega, et seda ei tule ja siis ta tuleb ja siis elu naerab su üle ja siis sa ise oled nagu rõõmus selle üle ja ei see tea, see on nagu no see on veits nagu see Hispaania, Argentiina jalkamäng, et see nii kaua koputasid, kuni üks uks ikkagi lõpuks nagu lahti läks, et ja oi, milline röövimine see oleks olnud, kui Argentiina oleks sealt oma penaltitega selle kätte saanud. Ma oleks teleka puruks visanud just. Kuigi iseenesest minu arust üks ilusamaid jalkamänge, mida ma elus näinud olen, ma ei ole palju näinud, aga lihtsalt selles mõttes, et sa surud vastasmeeskonna kõik ta enda väravalla, see populatsiooni arv on seal üüratult tihe ja sealt vahelt midagi sisse saada. Et seal on mingisugune sügavam elu mõte sees, et kui sa avaldad millegile survet, siis see vastaspool läheb nagu hästi tihedaks, sa teed endale tegelikult selle palju raskemaks, selle võimaluse seda väravat saada. Et kui nad oleks seal kõik laiali on värava peal, siis auk ikka teeb, aga kui sa lükkad nad kõik kogu aeg sinna värava alla, noh, sa teed nagu et sa, ma ei oska seda veel lahti, aga seal on mingisugune tõde sees, et see survega sa tekitad vastaspoole tiheduse ja see teeb nagu selle asja raskemaks. Jah, see on ju väga seotud selle sama vooseisundiga, et see on tõesti, noh, see ongi nii võlu selles, et seda nagu justkui ikkagi ei saa kontrollida, sa ei saa suruda seda, on ju, ja sa peadki seda, noh, isegi meelitada vist ei saa, aga sa pead nagu ikkagi, noh, sellepärast on muusa, on ju, et sa mingi hetk sa lihtsalt jõuad sinna või see tuleb sinuni ilma, et sa oleks, noh, tuleb üsna järsku niimoodi, on ju, ilma, et sa justkui ise hullult nagu hambad ristis seda esile kutsuks. Kuigi jah, see on hästi huvitav just see 1000 pildi järjestikku tegemine, see meenutab mulle hästi seda Stephen Kingil on hea raamat kirjutamisest On Writing. Hästi lühike, hästi hea siuke praktiline, ta kirjeldab, kuidas tema kirjutas, on ju. Et ta ütles ka, et see muusa või asi, et see on nagu siuke, noh, et ta kirjutas iga päev 4 tundi hoolimata sellest, kas ta tahtis, kas tal oli midagi kirjutada, nii edasi, on ju. Ja väga palju sellest asjast oli nagu suht siuke soga, on ju, aga siis ta ütles, et sa pead nagu selle muusa jaoks alati kohale ilmuma, et üldse oleks võimalik, et midagi tuleks, on ju. Et kui sa ainult ootad, siis sa oled selline hästi klassikaline kunstniku stereotüüp, et sa õlekõrs on suus, on ju, ootad, mul ei ole praegu, ei ole inspiratsiooni peal. Tõmte nakna lahti, inspiratsioon saab sisse tulla. Jah. Aga see, et sa nagu iga päev midagi teed,
hoolimata sellest, et see tulemus võib olla täielik saast, on ju, et siis sa vähemalt annad võimaluse, et sealt midagi tuleks. Ja see on siuke järjepidevuse asi, mida sa nagu järjepidevust saad kontrollida, aga seda, kas see peale tuleb sulle, seda väga ei saa, on ju. Näib, et mingit sorti võti edule ongi järjepidevus vist kõikides valdkondades. Et kui sa iga päev mängid pilli, siis paratamatult sa oled mingite aastate pärast selle pilliga päris osav või sa iga päev, ma ei tea, jälgid mingisuguseid aktsiaturgusid, siis mingi hetk sul tekib mingit sorti taju nendest turgudest või loed või et ja ka selle pasa tootmine, et seda peab tegema, see on nagu ääretult vajalik lihtsalt ka nagu selle lihase soojaks saamisel, et pildistamisel samamoodi, et ma pildistan, enamus on sodi, aga ma aksepteeringi seda kui vajalikku protsessi sellest, et nüüd ma pildistangi tükki selle jaoks, et see pagan lihas läks käima, mingi tähelepanu hakkaks tööle, ma hakkaks märkama mingisuguseid seoseid elus. Et kuidagi, ma ei tegi, kuidas see on nagu spordis, et kurat, see tegelikult ei ole hea. Et ikkagi, et selle jaoks, et see pall sinna korvi saada, sa pead ikka tükk aega liisama loopima, et aru saada, kui raske see pall on, kui kõrgel see korv on ja kui palju jõudu sa pead rakendama ja lõpuks kui ta esimesed korrad joppab ja siis läheb paremini ja siis ta hakkab järjepidevalt olema. Ja loomeinimestelt just on nagu ära võetud see trenni osa, et on nagu nii romantiseeritud ära, et ja siis, võib-olla, see võib olla ka müügijutt. Suuresti meie elu on täis igasugust kuradi marketing, müügijuttu, mida siis räägitakse. Siis mul tuli kirgastumine, mind oli siuke draama elus ja kõik oli pahasti ja siis mul tuli siuke inspiratsioon peale ja võt siis ma maalisin selle pildi. See on hea jutt müümiseks. Mitte see, et ja siis ma nagu 3 aastat järjest lihtsalt joonistasin sodi ja siis ma lõpuks sain aru, mis töötab ja mis mitte ja siuke pilt tuli. Et me tahame nagu seda romantikat osta ja tarbida ja nii edasi. No on tõesti jah, ja muidugi peab ütlema, et see trenni osa ongi loomeinimestel olenevalt sellest, mida sa teed. See trenn ei pruugi ju meie silmale välja näha nagu trenn, et kindlasti on selliseid inimesi, kes ma ei tea, 10 aastat ei tee ühtegi pilti ja siis teevad midagi fantastilist, maalivad, lähevad 8 kuuks, lähevad stuudiosse, saavad lukkuda ennast ja siis maalivad, aga võib-olla see 10 aastat, kurat seda teab, mis trenn nende jaoks oli, et võib-olla nad iga päev mõtlesid sellele pildile ja nii edasi, et 10 aastat nad said teada, mis ei tööta. Jah, või midagi sellist, et see on alati ka see trenn, kui minult küsitakse, et oi, sa oled nii hästi ettevalmistunud podcastide jaoks, siis mul tuleb alati väike muie selle peale, sest mul ei ole ka sellist klassikalist ettevalmistust, aga ma lihtsalt olen alati öelnud, et ma pean mõtlema sellele vestlusele ja mõnedele märksõnadele võib-olla, et ma niimoodi väga süstemaatilist tunnikontrolliks õppimist, nagu seda ma ei tee, aga mingi asi seal on, et see võib-olla jah. Kellegiga ma just hiljaaegu rääkisin sinust, et sul on selline haruldane omadus kaasa mõelda ja minna nagu, ma ei tea, kas see on nagu teise inimese mõttemaailma sisse ja siis seal sees nagu ringi rännata. Et see on tegelikult väga-väga haruldane ja nagu selle jaoks, mis me siin praegu teeme, see on ju suurepärane, sest see ei ole see, et nii, mul on vaja nüüd sinult saada nendele küsimustele vastused, vahet pole, kes sa oled või mis sa oled, mul on vaja lihtsalt see norm ära täita või see, et sa lähedki selle teise inimese maailma ja rändad seal ringi ja leiad igast asju, et sul on siin selles samas toolis istunud igasuguseid inimesi ja kus igasugustes maailmates sa oled rännanud. See on nagu ennem ka vestluse alguse poole oli see, et me kõik kogeme seda reaalsust erinevalt. Reaalsus on üks sama, see laud on üks sama, materjal on üks sama kõigi jaoks, aga me kogeme seda erinevalt, meil on erinevad mälestused võib selle tekstuuriga ja nii edasi asjadega. No ja sellepärast on ju, ma ei tea, armastusluuletusi võib kirjutada lõputult, et see teema on ju sama, lugu on sama, aga see, kuidas inimene seda tunneb või kuidas tema seda sõnastab või mis tema läbi elas, et ikka see on nagu uus ja huvitav meile lugeda. See on ka vist üks asi, mis jääb, ma arvan, et inimkonna lõpuni lahendamata on see suhete probleem, et see on nagu täpselt keegi ei tea, kuidas seda teha, kõik katsetavad ja pusivad midagi, asjad lähevad nihu, tekivad tülid, kuidagi see laeneb, täpselt aru ei saa, mingi bardakk on kogu aeg, et minu arust see on ka üks nendest lahendamatutest asjadest, et nagu vahepeal on hea, aga siis on nagu, siis kui üldse ei klapi, siis on nagu mingi, see on nagu, ma ei teagi, see suhtemajandus,
see on nagu mingi siuke ulmeline asi, et keegi ei õpeta ka, koolis ei õpetata seda, kuidas mingid suhteid teha või suhtes olla või suhet hoida ja siis me imestamegi, et kõigil on need nagu nii, nagu nad on. Ei no see on ju võimatu missioon. Ei saa nendeta ja ei saa ka nende ka. Jah, nii on. Et see on ulme, jah. Aga no kuidas sul siis igapäevarütm on muutunud nüüd pärast seda, kui igapäevane postitamine otsa sai? On kuidagi lebom? Kuu aega ma olin suhteliselt audis. Ma ei saanud aru, mis ma siis nüüd, kes ma siis või mis siis nüüd üldse kõik tähendab, millega ma nüüd hakkama sain. Tegin oma elu parima guugeldamise, guugeldasin, kuidas käib puhkamine, proovisin sellest aru saada, sest ega ka seda ei ole õpetatud, ega koolitatud, ega kaasa antud. Ja senimaani ma aru ei saa, kuidas see puhkamine peaks töötama, et lihtsam on teha, kui puhata. Ega see nagu vist ei vii kaugele. Üks huvitav asi, mis selle teekonna käigus minuga juhtus, on see, et tänavafotovärk on see, et suurema ajast ma olen nagu tänavatel inimeste sees väga üksikuks muutusin. Et kuigi pered asjad on olemas, siis ma nii üksikuna ei olegi vist ennast kunagi tundnud, eriti seal lõpus, et siuke kuidagi nagu siuke paradoks, et just kui nagu paljud inimesed nagu teavad mind, aga ma ei tea mitte kedagi ja kuidagi mälu hakkas ka mingit trikke tegema, ma ei tunne enam kedagi ära ka. Et kuidagi, tänavafotograafina mu ülesanne on natukene nagu märkamatu tänaval olla ja kogu seda elu ja melu kõrvalt jälgida. Siis ma nagu eraldasin ennast sellest. Siis kõigi tuleb, tšau, pole ammu näinud. Siis ma ei ole jah. Kes oled? Et kuidagi, et kui ka nüüd keegi vaatab, kellega ma ei ole ammu suhelnud ja nii edasi, siis kuidagi elu eraldas mind kõikidest inimestest nagu väga ära. Ja nüüd ma nagu ihkan ka mingit üksindust, aga võib-olla see on lihtsalt siuke mingi puhkevärk, et siuke hästi huvitav kogemus. Ma ei oska seda sõnadesse vist tõesti panna, et inimeste sees üksinda. Jah. Aga põnev ka, et siis nagu näeb ja märkab jälle mingid asju, mida muidu ei näed. Mingid hetked tänavalt, mis jäävad eluks ajaks meelde, mäletan, Koplis oli ükskord. Ootasin trammi teiselt pool vastas trammi peatuses, siis oli just nagu see värske armastus, et võib-olla nad olid äkki mingi nädal aega koos olnud, veel ei osanud hästi musi teha oma vahel ja ei osanud teineteist hoida, aga kuidagi ikka oli vaja teha, siis tramm tuleb ja nüüd me lähme laiali. Ja siis need kuidagi, mees päevab oma rinna ette, nii ma nüüd siin on kõva isane, siis tüdruk proovis kuidagi hästi õrn olla ja siis nad kuidagi proovisid seal musi teha ja midagi tuli nagu välja ka ja siis tramm sõitis ära ja siis poiss vaatas järgi ja siis ma nagu olin seal kõrval ja vaatasin, näed, see oli päris. Pilti ei teinud, sest see oli liiga päris, et seda ei oleks nagu nii pildile saanud, aga lihtsalt jälgida seda kõrvalt, et seda mingit, neid õrnasid hetkesid, et see oli ikka fantast. Ja need hetke oli nagu korduvalt või need käest kinni hoidmised. Ja samas mingid verred ja kõike muud olen ka näinud, et Karu ei ole linnas näinud või? Karu ei ole näinud. Karude uputus pidi olema, et nii kui natuke linnast välja sõidad, siis karud tulevad ja kohe näitavad sulle ennast. Et kunagi räägiti, et Eestis on ainult 200 karu ja see on täiesti, mina olen elus ainult ühe korra karu perset näinud, just jooksis võssa ära. Aga huvitav, mida see esoteeriliselt tähendab, selle karu perse nägemine? Äkki see on mingi sümbol? Kurat seda teab. Aga nüüd ma teen Facebooki lahti ja kogu aeg näen, et täitsa suvalised inimesed, kogu aeg on tohutu ilusad karupildid ja karud poseerivad ja mõllavad. Et päris huvitav. Seda märkasid, see on üks asi, mida ma olen ise märganud tänavatel liikudes, on see, et kui palju inimesed omaette räägivad. Jah. Pomisevad, räägivad ja siuke täitsa tavalised inimesed. Ja ma teen ise ka vist seda. Vahepeal mul käivad mingisugused laulusõnad, niimoodi huuled liiguvad. Aga seda mingi hetk ma nagu märkasin, et see on tohutu, kui nagu normaalne see on ju. Ja just tänaval kõndides on. Olemegi laulurahvas ju. No võt. See võib olla mingi ürgne asi, mis tagasi tuleb. Mul õde õppis vahepeal Hollandis, siis Hollandis kõik vilistavad tänava peal. Viisijuppe ja see pidi täiesti tavaline olema. Ja võib-olla meil on ka nagu see avatus vaikselt tagasi tulemas nagu, tegelikult oleks päris tore, ootad trammi ees mingi tüüp tõmbab mingisugune Saaremaa valsi üles lihtsalt selle jaoks, et aega mööda saata.
või vaatab telefoni. Telefonis vaatamine on ikka täiesti ulmeliseks läinud, et nagu neid hetki, kui ma olen mingi trammiga sõitnud, enamus inimesi passivad telefoni on nagu päris huvitavad, et kõik on kuskil eemal, keegi ei ole selles masinas. Ühistranspordis hakkab see väga silma, jah. See on tõesti nagu mingi zombi apokalüps on ju, kõik on nagu välja lülitatud, siis tramm peatub, siis on kõik ärkavad üles ja minu peatus. Iseenesest vaata huvitav, mingi filmi või raamatu saaks teha või sarja, kus kõik passivadki telefonis ja siis mingi võõras jõud häkib sisse ja kõigile antakse mingisugune sõnum ja siis kõik zombistuvadki seal ära ja siis võtavad rivvi ja see on üks inimene, kellel oli aku tühi. Ja siis tema hakkab selleks esimeseks vastuleeriks sellele, et mis toimub, midagi on valesti siin. Ei, me peame tegema nii, nagu siin ütles, on ju. No ja selline, ütleme, massipsühhoos ikkagi see on, et sealt see tuleb ja silmad on nende hüpnoosi nendega on ikkagi kaetud ja eriti kui trammis sõita, siis saab sellest aru, on ju. Ja trammis ongi huvitav just jälgida inimesi ja siis ma vahepeal, ma isegi suht vaatan, mida nad teevad seal telefonis, rikun nende privaatsust, on ju. Ja vaatan, kuidas täiskasvanud inimesed panevad lihtsalt hommikul mingit Candy Crushi või mingit, ma ei tea, mingit kuradi täiesti ajusurm mängu, on ju. Ja ma ei suuda ära imestada, et natuke aega tagasi ma käisin kogu aeg bussiga tööl. Nüüd ma käin arvem, aga täiesti vaatad ja imestad. Et natuke on nagu tore ka, mõnes mõttes mul on nagu siuke videomängu kultuuri austaja, et nähagi mingid vanu tädikesi mängimas mingisugust mängu. See on ka mingit sorti videomäng, mis on temani jõudnud. Ja on ju uuringuid asju ka, mis ütlevad, et tegelikult siuksed nagu reaktsiooni ja puslemängud ikkagi soodustavad aju mingit värki, et võib-olla see on parem, kui lugeda mingisugusest ajakirjast mingisugust, et kes kellega käib või kelle maha jättis, et see on nii muutuv periood, et kuigi ma käisin hiljaaegu ühel salajasel pungifestivalil, ilgelt vahva üritus oli, keegi ei passinud telefonis. Võib-olla mingi vanemad inimesed passisid, noored olid kõik, mingi hull elu käis, et on näha seda, et mingil grupil noortel on ikka siiber sellest sotsimeediast kõigest sellest, et kassetiplejer ja CD-mängija ja nagu see võib-olla ei ole vale võrdlus nagu seda nutiseadmel endal pole midagi viga, tegu on lihtsalt keerulise kalkulaatoriga, just ka nagu taskuarvuti on ju. Et see sotsiaalmeedia mõnes mõttes on natukene nagu sigaretid. Et kõik just kui mingi hetk tegid seda, aga siis saad aru, et kurat sikk üldse hea ei ole ja siis seda hakati korrigeerima ja tänapäeval me oleme mõnes mõttes nagu nüüd on see muidugi tagasi tulnud trendina, soitsetamine, see vist on äkki seotud, et nii kui kriisiolukord on, siis hakatakse nikotiini rohkem tarbima, et seda mõistust natukene selgemana hoida või ma ei kujuta ette, mis see põhjus on, sest ma ka ise tarbin, aga täpselt ei tea miks. Et võib-olla, siis kui me vanaks jääme, siis me saame ka nagu vaadata, et ei passigi enam telefonis. Mis te siis teete? Ei, mul see kiip peas, piip. Kogu aeg jookseb. Kogu ja nikotiin on huvitav asi ja sellest ma olen ka rääkinud, et suitsetamine on hästi ära kadunud tänavapildist, aga nikotiin ei ole kuhugi kadunud. See on lihtsalt muutunud, veits vormi muutnud. On ju. Suitsetamine on minu arust isegi nagu tagasi tulemas. On tagasi tulemas, väga hea kuulda. Mina olen suur suitsetamise fänn. Jama veits selles, et ega need suitsud väga puhtad ei ole, et tubakas ei ole enam nagu see tubakas, mis ta vist kunagi oli, et aga et seda ma arvan, et ma nagu ei teagi, ma mõtlengi, et kui see nagu tervikuna, et mille järgi me nagu mõõdame mingite asjade tarbimise kasulikust või kahjulikust, et kui me võtamegi nagu ühiskonna lõikes, et kui inimesed kuidagi ikkagi suudavad tänu sellele edasi toimetada, siis kurat me ei tea. Et kui päeva pealt ära kaotada, mis endaga kaasa tooks? Või kohvi päeva pealt ära kaotada? Sest kohvi on ka minu samas kategoorias, kus nikotiin mingisuguse selle. No kohvi paneb vist kõik üles, see on maailma kõige populaarsem asi. Ja, et kui me lähme sinna päris nagu spirituaalsuse maailma, kus nagu sa söödki enam-vähem ainult riisi ja istud koopas on ja siis sa oled valgustunud
et kas see siis on nagu hea elu et mis siis nagu ühiskonnas tehtud saab ja kas elu läheb edasi ja et kui kõik hakkavad siin munkadeks ja nunnadeks, et siis nagu kui palju meil kultuurist järgi jääb. Mõtle, kui palju selliseid noir romantilisi pilte on jäänud tegemata, sest inimene mitte ei tee kuskil bussinurgas, ei tee suitsu, on ju, kaabuga mees, vaid tal on hoopis kuskil mingi padjaka all, mida kaamera pilti ei näe, on ju. Aga mis nagu kõige meeldejäävam hetk, sa ütlesid enne, et sa nägid verd ja igast asju tänaval, on ju. Et mis võib-olla on sul mingi kõige meeldejäävam moment, mis sa tänaval nägid, mis võib-olla isegi ei pruukinud pildile jääda? Hetki oli mitmeid, üks mis meelde oli, et keegi sai nugada vist isegi suri ära kahjuks. Mingi õnnetu värk oli, ma täpselt ei teagi, mis lugu oli seal Viru ringil ja ühel pool oli nagu siis inimene maas, vereloigus, kiirabid kõik jooksid ja teiselt pool oli see klubi Veenus, mis klubi seal on ja siis seal oli just mingi värske armastus ja mingi amelemine toimus ja siis ma seisin seal kahe vahel ja siis ma olin nagu segadus, mis siin nagu toimub, et see ongi nagu surm ja sünd või what the fuck nagu, et see on nagu ja miks ma siin nagu vahel pean olema ja mida üldse nagu, kuidas ma siis, aga mul kuidagi mu elu ongi tihti peale mind visanud olukordadesse, kus ma nagu tajun mingisuguseid äärmuslikke kontraste, et ma mäletan, kunagi elasin mingis puitmajas kalamaja tüüpi ja siis WC oli koridoris, mul parasjagu vist hirmus pohmaks ka ja siis istusin seal vetsus agoonias ja siis ma kuulsin, kus ühel pool seina tehti laps ja teisel pool seina lapsed karjusid, teise pere lapsed karjusid. Siin oli nagu see ähkimine ja puhkimine ja siis siin oli see, et korista oma järgi ära ja siis ma istusin seal vahel ja mõtlesin, et nagu mis see siis nüüd nagu tähendab, et miks ma siis nagu kogen seda ja mis siis nagu nüüd on, et nüüd selliseid hetki nagu on nagu ikka päris palju elus olnud, et ma ei tea, kuidagi viskab elu sihukestesse kummalistesse kohtadesse, et ei tea, jah. Mis su lemmik linnaosaks on muutunud Tallinnast? Terve Tallinn kusjuures, kogu oma täiega. Tallinn on imeline linn, sest ta on hästi intensiivselt kompaktne. Et meil on see muinasjutuline vanalinn, kus sõidavad tuleviku robotid ringi, veevad pakke laiali, kõnnid sealt mingi pool tundi ühele poole, sul on magala pool tundi teisele poole, sul on mingi kalamaja unistus, siis pool tundi veel kuskile poole, et see on nagu, meil on väga palju, väga tiheda, et tahakski nagu mingit teist keskkonda kõnni siia poole, tahad seda kõnni siia poole, tahad mingi kõrghooneid kõnni siia poole, kõik on vähe, aga kõik on hästi intensiivselt. Et see on, ja rohelust on igal pool. Et selles mõttes on Tallinn päris eriline. Ja. Et lemmik linnaosa nagu ei olegi niimoodi. Terve linn on huvitav, mingi siuke organism. Ja kui mõeldagi, et sa kõnnidki kuskil paneelmajade vahel ja sa näed nendes akendes neid tuleb põlevad ja seal on inimesed ja neil on teistsugused elud ja neil on mingid mured ja rõõmud ja asjad ja ootused ja kurbused ja et kuidagi nagu seda teadvustada on ikka kord päris keeruline. Või ma arvan, et kui me vaatame kosmostki, kui suur ta on ja kui palju seal on planeete ja tähti ja kõike seda värki. See on sama, et seda kõike on nii palju. Et ei ole seda ruumi siin sees, kuhu seda ära mahutada, et lihtsalt nagu et kuidagi teadlikult mõistagi seda, et siin ongi palju inimesi, palju elusid, palju kogemusi. Selline teadvustamise moment mulle tuleb ka vahepeal tänaval justkui nagu pilk ülestest, vahepeal lihtsalt ise tuleb peale selline, et inimesed kõnnivad sust mööda ja visuaalselt mulle alati hakkab nagu mingisugune ämbliku võrk jooksma, et selle inimese, tal on ju see, ta just suhtles temaga, neil on omavahel mingi asi, ta elab seal, on ju, järsku hakkab mingisugune tohutu võrk jooksma, on ju, ja võib-olla mingit pidi olen mina ka seal võrgus sees, on ju, et kuskilt, kui niimoodi väga otsida, on ju, me oleme kõik siin, kõik teame. Ja vaat su klassivenna ema, vaata nagu. No täpselt, on ju. Aga vahepeal tuleb siuke teadvustamise moment
et mis on ka siuke kontrastne, et justkui see inimene kõnnib sust mööda, tema sellised otsesed inimesed ja mured ja kõik asjad on sinust nagu hästi kaugel, samas kui nagu natuke vaadata sügavamalt, siis ikkagi kuskilt pidi te olete seotud, on ju. Et vahepeal lihtsalt lööb ja kus sa saad hästi teadlikuks kõikide inimeste, kõikidest teemadest järsku või noh, sa ei tea, aga sa tajud lihtsalt seda. Võib-olla see antenn läheb kuidagi mingi sageduse peale, kus ta ei ole harjunud olema, siis võtab ka korraga liiga palju sisse, et see on nagu... Ma arvan, et see juhtub inimestel aeg-ajalt tuleb peale, kus sa kas või nagu iseenesest saad järsku teadlikuks mingi täitsa suvalisel hetkel, et ma ei tea, paned mingisugust sööki ahju, siis mõtled, et kui naljakas see on, et mul on siin mingi ahi, ma olen praegu mingi 4. korrusel, mingis kastikeses kuskil, mu ümber seinte taga on teised inimesed, on ju, ja vahepeal lihtsalt tuleb mingi siuke nii-öelda vaim peale. Kui huvitavalt sa ütled, et vaim nagu tuleb peale, et see on ka siuke, mis asi on teadlikkus või teadvus. Sest mõnes mõttes me nagu ei ole enamus ajast teadlikud üldse elust, et me käime mingi radapidi, mis meil on sisse käidud, tegeleme nende probleemidega, mis on parasjaga õhus, et siis kui see teadvus avaneb, siis on alati see üllatus, et keegi tegi selle tassi. Ja see on nagu see võrgustik läheb laiali sellest, et kui palju on nähtud vaeva sellega, et see saaks siin laua peal eksisteerida. Värv ja logod ja kõik muud asjad on ju. Ja nüüd paneme AI võtmesse, et kuidas see saaks seal nagu seesama, ma olen siin informatsiooni keskel, ma kogen mingisugused asju, mis mu ümber on, mingid päringud tulevad meile. No aga meil samamoodi, ega probleem ei ole muud kui päring, on ju, et nagu mingi tass kukub maha, prompt, vaja tege, või nagu et see võib-olla ei on hea näide, aga sinna vist lähebki aega, sest mõnes mõttes mul näib, et see inimese endast arusaamise teekond käib käsi käes selle maailmaga, mida ta loob. Ma mäletan seda aega, kui tulid arvutid ja siis hakkasid kõik, siis hakatigi nagu inimest käsitlema sellega, mul sai kõva ketast täis, ära rohkem räägi, mul on ketast täis praegu, mul protsessor huugab praegu, et me tõime nagu selle välismaailma analoogi iseenda kirjeldamiseks. Ja nüüd me samamoodi nagu saame seda AI analoogi tuua iseenda kirjeldamiseks. Me loome midagi selle jaoks, et endast aru saada. Et saatejuhina ka, et hea küsimus on nagu hea prompt, vaata, et sa pead ilusti üles ehitama, et siis nagu et ta töötaks. Ja mingi vahe, kui ma mingi hetk uurisin AI-d, aga enne kui ta nagu lendama läks mingi 5 aastat tagasi, tegin nagu selle LLM-ide ja muude nagu selle põhifunktsiooni sellegeks, kuidas nad töötavad ja sealt ma nagu aretasin ka välja selle, et kui elukaaslasega suhelda, et mismoodi ma talle prompte esitan, on ju. Mismoodi ma esitan nagu korrektse küsimuse, millele saada vastus arvestades siis seda nagu, et ta mõnes mõttes kõlab nagu valesti, aga teistpidi oskus küsida, on ju. See on hästi huvitav, mida ma olen mõelnud, et kuidas me eestlastena isikustame arvutit, et kõik inimesed räägivad, kui ma ei tea, su parool ei lähe läbi, siis on, et ta ei lase mind sisse, ta ei lase, et kes see ta siis on, ta ei tee seda või ta ei tee täna minuga koostööd, et see on nagu hästi huvitav, kuidas arvutist on saanud ka mingisugune isik ja ammu enne, kui on mingid AI-d ja asjad on ju. Et, ja see on muidugi võib-olla natukene vanemate inimeste puhul ka, mida on nagu isegi armas vahepeal jälgida, et ta ei tee, ma vajutan, aga ta ei tee. See vanematel, see võib-olla meil mingi kultuuripärandist kaasa tulnud, et animismi osana, et kõik on elus ja kõige eest peab hoolitsema. Et kui vanaisal või vanamal mingi Saparooses katki läks, mis sul siis nüüd täna häda on, et kus sul nüüd jälle valutab karburaatorist mingi liiga palju kütet peal või mis sama on, et see on ka see, kurat, kellega ma hiljaaegu, mingi venelane tuli tänaval ligi, hakkas midagi hüppama seal minuga. Oli ennast täis juba tõesti, siis, et Venemaa suur ja vägev ja nii edasi. Aga mul oli parasjagu paha tuju ka ja siis ma panin talle vastu. Ja ma ütlesin ka, et saad aru, et see vene keel on nagu nii rumal keel, et siiamaani nagu isik, nagu teil on nagu meeste asjad ja naiste asjad selle asemel, et lihtsalt oleks asjad. Ja siis ta sattus nagu segadus, et mis mõttes. Vaata, eesti keeles asi on asi, inimene on inimene, vahet pole, mis soost on, meil ei ole sugusid. Meil on asjad ja meil on inimesed. Ja siis ta nagu lõpuks leppis sellega, endis alla, et kurat, sul on vist õigus. Ta ei olnud sellega rahul, aga ta pidi leppima sellega, sest see nii on, et nagu meie see keel
kajastub ka nagu selles mõttemaailmas ja see on minu arust väga-väga eriline maailma mõistes, et ja asi võib olla elus, on ju, et tema eest peab hoolitsema ja miks mitte ka, et teinekord ju asjad lähevad lampi katki ja hakkavad lampi tööle, et võib-olla seal on mingi selline vaimumaailma mingi mõte taga, et no ole või, mine nüüd palun käima. Miks läks, kurat, see teeb? Võib-olla mingi mehaanik ütleks, no võt, piisavalt kaua käies, et lõpuks sai see kütte peale sinna. Aga me kogeme seda, et see on see, et meil oli mingit sorti nagu võim selle asja üle. Ja kui meil on võim, siis me ka hoolitseme. Ja vana aja rusikaga vastu televiisorit ja tuleb see pilt, lööb sirgeks. Hiljaaeg oli, ma ei mäleta, millele ma pidin rusikaga andma, aga see arvuti mul vana arvuti, see kurat testi ei taha töötada, aga vahepeal kui nagu pauk ära panna, siis ma ei tea, miks see hakkab tööle. Et see on nagu, ja ma tunnen seda, et nagu mul on mingit sorti võim selle reaalsuse üle ja siis siuke. Ja auto käivitamisega on ikka ka sama, et paned ei lähe ja siis on nagu, võtad selle hetke, palun, mul on praegu vaja, vaata sinna jõuda, ja siis läheb. Aga no iga kord ei lähe ka, pead muu lahenduse leidma. Aga ja selle asjade, mul tuli ka meelde, kuidas kunagi ma ka väiksena naersin, et vanaema tõi pliitapuid ja siis kukkusid sülest niimoodi maha ja siis ka ta pahandas nende halgudega siis, et kus te siin lendate ja nagu mis teil häda on, et mis teil pähe lõi või midagi sellist. Kuule, aga võib-olla siis nagu eestlased elavadki mõnes mõttes elus maailmas. Et meil ongi kõik elus. Ja no see ongi see esorahvas. No. Esorahvas, jah. Ja tegelikult ju loomade nimetamine temaks on nagu täiesti normaalne, see on elus hing, aga põhimõtteliselt on see vist inglisele, see on ka, et loom on loom, see on it või see, on ju. Aga meil on see nagu kõige kohta, on ju. Et kivi või puuoks võib olla ka tema. Jah, kui saaks nüüd kuidagi, nojah, seda nüüd ei oskagi kirjeldada, et mõnes mõttes just kui me elame, siis siitkandi rahvas elamegi kõigega ühenduses olles, et kõik on elus ja me elame ka elus ja et me ei ole ennast nagu reaalsusest ära eraldanud selles osas. Ei oska seda hästi kirjeldada. Ja metsa poole oleme ka, et metsas käime on ikka hea. Pull lugu rääkida, mul käis üks sõber külas, rahvusvaheliselt tuntud tänavafotograaf, tavaliselt elab New Yorgis ja Londonis ja kus iganes. Eestis tuli, tegi siin oma mingi workshopi värki ja siis saime kokku. Eestlasena ikka ma võin su metsa, vaata. Tule ma näitan su raba, vaata, jube äge värk. Ja siis ma viisin ta rabasse, siis kui me sinna sõitsime, siis ütles, Keit, saad aru, et ma lihtsalt annan sulle teada, et mul on nagu mingi tohutu suur ärevuse ja paanikahoog praegu, sellepärast, et ma ei kuule autosignaale, ma ei näe inimesi, kõik on väga võõras, et mulle loodus meeldib, aga anna mulle lihtsalt mõni hetk aega, et ma nagu harjuks sellega ära. Ja kas põder on väga ohtlik, tuleb ta kohe kallale, kui ta näeb mind. Oli seal metsas mingi 5-6 minutit ära, siis pärast oli päris hea, täitsa inimese moodi läks juba. Et see on jõuvitav, see on nagu meenutab seda mingit tuba, mingi maailma kõige vaiksem tuba, kus ükski inimene ei pidavat suutma üle mingi tunni aja olla vist, et see on nii vaikne, et sul hakkad seal enda verekohinad kuulma ja siis lähed nagu peast hulluks ära. Et mingil väiksemal nii-öelda levelil on võib-olla see efekt ka, et kui sa oled, kui sa New Yorgis tõesti elad, et siis, me ei kujuta seda ettegi, mis mass seal läbi käib, on ju, ja mis nagu, see vist vaikusmomenti väga ei tekigi seal, on ju. Võib-olla see kontrast ongi see, et kui see suur linna minna, siis ei saa magama jääda, sellepärast, et vahepeal kas aken lahti või kinni, see elu tuleb tuppa, on ju. Et ka teistsugune elu, sama reaalsus, teistmoodi kogeb, on ju. Ja isegi Eestis võib seda efekti ju kogeda, et lähed kuhugi sõpra tallu küll, on ju. Ja järsku on taevas on jõle must, on ju. Ja kõik on hästi pime. Ja Bifid pole kurat. Vaikne ja telefoniga helistamiseks pead majast välja ja otsima, tegelikult vist vahet ei ole. Aga isegi siin on seda kontrasti, et see on võib-olla
huvitav Eesti puhul üleüldse, et kui sa ütlesid, et Tallinn on hästi siuke, et meil on kõike vähe, aga hästi nagu erinevad näod, siis tegelikult on nagu Eesti on ka siuke hästi väike, aga siin on ka kõik on paari tunni kaugusel tegelikult. See sama pime mets on paari tunni kaugusel, võid saarele minna, merd näha, võid nii-öelda siin Tallinnas mingis kõrghoones kohvi juua, et hoopis teine kogemus ja kõik on kuidagi hästi lähedal. Ma arvan, et see, et nüüd keegi võiks selle statistika kokku panna, aga mul näib, et ükstaspuha, mis valdkonnas mingi eestlane kirglikult midagi ette võtab, siis ta jõuab selles väga kaugele. Et kuidagi see keskkond soosib maailmas läbi löömiseks. Ma ei oska seda sõnastada, kuidas seda soosib, aga seda on nagu näha, et statistiliselt me oleme nagu jõudnud igale poole tippu. Me ei püsi seal tipus. Me saame selle kätte, näha küll tehtud, mis nagu edasi teha. Aga see on nagu võimalik, et te ei tea, kummaline rahvus olema. Keegi tõi just välja ka, et me ei naera väga. Et just tõi võrdluseks soomlastega, et soomlane nagu nalja kuuleb, siis ikka laginal naerab. Me oleme päris hea nalja. Et kuidagi võib-olla see tänaval ümisemised asjad, mis on nagu vaikselt hakanud tekkima, et võib-olla see ongi see, et me hakkame nagu avarduma. Et me oleme mingis hirmus ja võõra ikke all nii kaua olnud, et nüüd lõpuks hakkab meie see olemus ka välja tulema. Äkki? Jah, aga hästi mugav on võtta siin oma inimestega, kes ei paiska sul laginal naerma, et see on nagu oma, et kui keegi tuleb ja järsku sulle suure häälega kõrva naerab, et siis on kohe nagu jääb silm. Võib-olla see, mida siis Eesti stand-up koomikud on teinud, ongi mõnes mõttes ääretult suur asi Eesti nagu rahval ühiskonnal, nad on nagu lubanud naerda laginal, nad on lubanud nalja teha. Et hea küll, et varem olid meil need koomikud teles, nagu Kreisi raadiod ja muud asjad, aga nad olid ikkagi eemal ja nüüd ongi nagu vahetult ja päris, et võib-olla nad päriselt ravivadki eestlasi. Ja selles on mingisugune see, ütleme, see fake it till you make it asi ka, et ma olen ka siin koomikutega rääkinud ja see nii-öelda seal ise kohal käies on ka, et sa peadki võib-olla natukene rohkem alguses naerma, kui see sulle naljakas tundub, aga siis sa saavutad... Kas see on nagu loovuski? Ja lähed sa mingisse rütmi ja siis lõpuks nagu selle show lõpuks sa naeradki laginal. Aga jah, see nagu alguses sa pead nagu kuidagi natuke pressima seda, et ma nüüd hakkan naerma. Lähed sellise mõtteviisiga, et ma nüüd hakkan naerma. Ma võin naerda. Ma võin rõõmu tunda. Ja muidugi see koos naermine, et siis on ka nagu kõige naljakam ju tihtipeale on see, kuidas mõni teine inimene naerab, et see nagu mõni paneb mingisuguse oma ülipeene naeru käima, siis ei suudagi lõpetada, et siis tekib siukest... See on hästi huvitav fenomen, nagu see on nagu haigutaminegi. Ja. Et ta on nagu mingi programm või viirus, mis läheb käima ja siis nagu isegi kui naljakas seal on, ikka tuleb naerda võtta. Ta hakkab jah nagu mingisugune pingpongi pall põrka minu arust, et see on nii huvitav, et mingi asi ajab sind nii naerma ja sa hakkad nagu nii kõvasti naerma, et sa ajad selle teise inimese enda naeruga naerma ja siis sa ajad ka ennast järjest rohkem naerma, sest tema naerab sinu naeru peale niimoodi ja see on jah siuke huvitav spiraal nagu. Aga võib-olla see on see, et see naer seab selle antenni teatavale sagedusele ja kes on vähekenegi vastuvõttum, siis selle antenn läheb ka samale sagedusele. Täpselt aru ei saa sellest signaalist, aga mingi lõbus signaal tuleb vaata. Ja siis hakkab see signaal pendeldama ja naer ei saagi läbi ja meil üle naer, vahet seal on, et tore on. Ja. Aga põnev on nagu maailma avastada ja maailmas rännatagi nagu kas või selle sama mõttega, aga äkki meil ongi kõigil peas antennid. Et mis see muudaks minu arusaamast reaalsusest ja minu suhtumistest inimestega. Et kui kellelgi ongi võib-olla jube täbar tuju, siis ma ei hakkakski seda inimest süüdistama, et jube kehvad signaalid üldse. Või kas mul on võimalik, või on näiteks mingi ma ise ärevuse või nagu teinekord voodisse minnes mõtted, mis ei saa otsa ketravad lõputult, siis on ka mõnes mõttes, et mingi antenn on mingile sagedusele keeratud ja siis hakkab sealt tulema. Lahendus
mida ma aeg-ajalt praktiseerin, ongi see, et okei, mingi mõte tulebki, siis ma proovingi seda lõpuni mõelda. Need mõtted üle lõpuni mõtlemiseks mõeldud. Ja siis, kui nagu jõuga proovida ühte mõtet lõpuni mõelda, siis ta saab otsa. Siis tulebki vaikus. Vahest tuleb kergelt, vahest raskelt, aga jah. Jah, see antenni mõte mulle viimasel ajal järjest rohkem meeldib, et see paneb mind ka eriti selle peale mõtlema, et kuidas nagu seda antenni nii-öelda rohkem sagedusele viia, et on mingid asjad, mis sa tõesti põhimõtteliselt, ma arvan, et samamoodi vaikuses on, ütleme, kui sa enne rääkisid promptidest, on ju, siis põhimõtteliselt iseendale on võimalik anda neid prompte nagu AI-le, aga siis sa pead olema samamoodi hästi aus enda vastu ja kuulama, on ju, et ma ei tea, keegi mingisugune psühholoog sellest rääkis, et põhimõtteliselt istu lihtsalt maha vaikuses ja siis küsi endalt siukseid väga elulisi küsimusi, mida võib-olla, kui ma sult praegu küsiks, siis tuleks siuke hästi tüüpiline vastus, et kes seda teab ja nii edasi, et mis sa täpselt elus teha tahad. Aga no proovi siis üksinda, et istu maha ja näiteks küsi, et mis ma praegu teha tahan või mis ma ei tea, aasta pärast teha tahan ja siis oota. Ja siis küll ta tuleb, küll see vastus tuleb, on ju. Vaata, kas isegi mitte see Joe Rogan kunagi ammu ei öelnud sükest asja, et ma ei mäleta konteksti, aga see mõte ei meelde, et proovi endale nõu anda nagu oma parimale sõbrale. Et see mõnes mõttes ka, et see on nagu prompt on ju ja et kui ma oleks nagu parim sõber ja ma tahan, et tal hästi läheks ja ma pean nagu aus olema, sest muidu tal ei lähe hästi, mida ma talle soovitaks. Ja siis see nagu sama asi enda pihta, et ja siis kui vastus ei meeldi, siis saab sõbraga tülli minna iseendaga ja siis vaadata, kuhu see tee viib. Ja. Aga tüli on isegi hea, sest kui sa ei lähe tülli või kõik sulle meeldib, siis sa põhimõtteliselt ikkagi, võiks öelda, et siis sa ei ole nagu lõpuni enda vastu aus on ja siis sa lihtsalt korrutad seda võib-olla mingisugust lugu, mida sa nagunii igapäevaselt räägid, on ju. Ja siis otsib reaalsusest kinnitust sellele loole, et ma ütlesin, et ta on selline inimene, nägid, kuidas ta vaatas mind? Ei, ta lendas kärbes silma. Ei, ta vaatas mind kuidagi imelikult. Et see on ka siuke huvitav valdkond, mille sisse minna, et kuidas me näeme reaalsust, et kui palju me reaalsuse nägemisest ja kogemisest on seotud sellega, kuidas me suhtume sellesse. Mulle väga meeldib see saksa psühholoog Alfred Adler, elas samal ajal kui need teised 2 tükki, ta oli see 3. gigantselt. Ja ta kirjutas selle raamatu Man's Search for Meaning, ehk see inimese põhjuslikkus otsimine. Ja lugu sai algu sellest, et saadeti, juut saadeti vangilaagrisse ja talt võeti kõik ära. Pere võeti ära, asjad võeti ära, riided võeti ära, karvad lasti ka veel maha. Ehk siis kõik, mida oli võimalik ära võtta, võeti ära. Ja siis ta seal vangilaagris oligi ja siis ta saigi aru, et ainukene vabadus, mis tal on, mida ei saa mitte kunagi ära võtta, on vabadus valida ja valida suhtumist. Ja ma olen ka nagu seda hakanud järgima, et suhtumise valimine on minu arust ainukene reaalne vabadus, mis meil on. Et kui ongi kehva päev, siis ma saan valida, et kas see päev on lihtsalt üks sitt ja kehva päev või see on mul nagu väljakutse, kas ma saan selle päevaga hakkama, arvestades, et ta on nagu täis selliseid ebameeldivaid sündmusi. Et kuidagi see oli minu arust väga-väga hea mõttetera, et suhtumise valimine. Ma siia saatesse tulles olin ka, ma olin ärevus ja paanikas ja kurat, ma ei oska midagi rääkida ja nagu nii ütlen midagi, mida ma ei tohiks öelda ja kõik on valesti ja pahasti ja nii edasi, aga siis oligi, et okei, aga see paanika ja ärevus minus on, seda ma nagu nii nullida ei saa, aga ma saan oma suhtumist valida, okei, aga ma proovin. Et ma annan endast parima, et nagu ma olen nagu tähelepanelik ja hoolas ja ma proovin hetkes olla ja kuulata sind ja vastata nii, kuidas oskan ja nii edasi, et ja siis selle suhtumisega ma nüüd istungi siin. Kuigi ma veits lootsin, et sa helistad ja ütled, kuule, ma täna ei saa saadet teha. Aga seda ei tulnud. Et see ongi nagu huvitav, kuidas mõistus hakkab leidma, et okei, aga äkki kui ta helistaks mulle, et see jääb ära, siis see oleks nagu see päästeingel. Aga ma ei saa ju sellele kindel olla, et ta helistab, et ma pean ikkagi kohale tulema. No jah, pea. Ta on tõesti ennast jälgida, kuidas see mõistus nagu otsib võimalikke variante, aga äkki kui sa jääd trammi alla, siis sa ei pea ju minema. No jah, aga siis mul on järgmised kuradi, siis ma tekitan ohtralt probleeme juurde, mida ma tegelikult ei taha ju lahendada. Et see on nagu
et mõnes mõttes see on ju nagu mingite suurte sündmustega või asjadega, kuhu sa oled lubanud minna ja siis, kui see kätt kohale jõuab, on ju, noh, eriti kui ta on siuke eriskummaline asi, ma ei tea, pead sinna ülikonna selga panema ja nii edasi, on ju. Oli mul vaja sinna nagu ennast, on ju, aga noh, enamasti kõik asjad on peas palju hullemad, kui nad tegelikult on ju. Et praegu sa ei tunne ennast ju ärevana enam. Ikka tunnen, aga see on okei. See oli ka see, mis ma enne ütlesin, et mõnes mõttes nagu see ärevus ja masendus ja kõik muud asjad, nad on vajalikud tööriistad, et see sama ärevus hoiabki praegu mind, ma ei tea, kas vormis on õige sõna, aga ma valin sõnu ja ma olen nagu tähelepanelik, et ma ei lähe nagu pea laiali, noh, et ma saan aru, et ma olen siin. Et ta on nagu tööriist, on ju. No ja kõik need ärevused ja depressioonid ja asjad muutuvad vist ohtlikuks siis, kui nad saavad osaks sinu identiteedist ja siis on täpselt see, et sa valid enda suhtumist ja sa hakkad kujundama enda lugu nende mustade mõtete järgi, on ju, et ma olengi siuke tüüp, ma olen mingi luuser, ma olen see, ma ei saa sellega hakkama nii edasi, on ju. Ja üks mõte, mis mind on viimasel ajal väga aidanud, on see, et kõik emotsioonid on mööduvad, kõik need tunded asjad, kõik on nagu tõesti, ma ei tea, naised on emotsionaalsed, aga samamoodi on mehed, sa võid päeva jooksul tunda, hommikul ärkad on sittuju, pärastlõunal juhtub midagi head, on jälle tuju laes, on ju, et kõik see lainetab nii hullult ja kõik on alati mööduv. Ja siis on kuidagi väga, või ikkagi oluliselt kergem on mingisugusest, ma ei tea, sitast päevast ka läbi minna, on ju, et sa tead, et isegi kui homme on sitt, siis vähemalt ta muutub. Äkki läheb veel sitemaks, on ju, veel põnevam. Või siis ikkagi natuke läheb paremaks ja see on juba oluline muutus, on ju, et kõik on nagu hästi-hästi mööduv ja just emotsioonid. Ja töös on samamoodi, et mida sina oled ka rõhutanud hästi palju, on see, et järjepidevus kannab palju rohkem kui emotsioonid, ehk siis mingi inspiratsioon ja tuju ja kas ma tahan ja kas tuleb välja ja nii edasi. Jah, seda seost ma ei näinudki, et järjepidevus ei hooli tujudest. Ja see on hästi kindel asi, millele kukkuda või siuke distsipliin alati kuidagi ületab annet või ma ei tea, kas päris nii saab öelda, aga seda räägitakse, et ütleme, laisk anne ikkagi ei jõua nii kaugele kui siuke keskpärane anne väga kõva distsipliiniga. Ja ei tasu usaldada kõike, mis peas toimub. Just. Sest see läheb mööda ja juba järgmine päev sa võid arvata asjadest täiesti teistmoodi. Et võibolla see aga kui magusad on teinekord need kehvad tujud või tigedused või nagu kurat, ütles mulle niimoodi, ta on ikka, et kuidagi nagu ta on nagu teatavat sorti nagu maiustus on teinekord nagu siuke kehva tuju, et ei tahaks sellest tujust nagu ära ka minna, ma vahepeal ise kogenud, et mingi masendus tuleb peale, kõik on mõttetu, ma ise veel mõttetu, kõik on paske sitt ja nii edasi. Ja see on nagu see, et aga nagu võttes kokku ennast, et kui sa tunned, et sa nii mõttetu oled, siis loo mingi mõte omale, et must mingit väärtust ei ole, siis kuidas ma saaks mingi väärtus olla? Ei, seda ka ei taha, mul praegu meeldib mõttetu olla. Et võib-olla see on mingit sorti, võib tulevikus me saame teada, et see on mingit sorti kaitsemehhanism inimeses, et kus ta eristabki ennast ülejäänud maailmast ära. Üks nõid kunagi targasti ütles, et teadjamees, et viha kohta, et viha on eemale tõukav emotsioon, et kui sa oled vihane, sa tõukad eemale. Ja selle vastand on just nagu see armastus, millega sa tõmbad ligidale. Ja teinekord me ju tahame just nagu seda privaatsust saada, me lükkamegi eemale. Eks seda peaks ka muidugi valivalt tegema ja ettevaatlikult, et keegi haiget ei saa, aga olemuselt ta on lihtsalt eemale tõukamine, hoia eemale. Et, ja selle teadmisega ka, et teinekord, kui mingi viha mind nagu tabab, siis ongi okei, ma vist tahan oma ette praegu olla, et mul on vaja lihtsalt kõigest eemale saada, et oma mõtteid ritta seada, et mitte olla selle nagu melu sees. Mitte see, et siis nagu teised inimesed süüdi on, vaid see viga on alati endas. Siit ka üks tarkusetera, mis on mind elus palju aidanud, et iga kord, kui ma oma pea sees hakkan kedagi süüdistama, siis ma automaatselt viskan selle sama süüdistuse endale. Ja see on nagu üllatavalt hästi töötanud, et kui midagi toimub ja tahan nagu kedagi süüdistades, sama süüdistus endale, et see on tegemata. Kas ma teen neid asju? Kurat, ei tee ju. Fuck. Et keegi ütleb midagi pahasti, aga kas ma ise ütlen midagi pahasti? Vahest ütlen, fuck. Et see kuidagi nagu, ja see viib mind alati nagu neutraalsemale pinnasele, kus siis nagu edasi minna. Et kohe sama süüdistus endale, kui ma olen ise samas asjas süüdi, võib-olla ma siis lihtsalt peegeldan või teen mingit jaburdust.
et see on nagu päris ehe süüdistus, ilma et endal süüdi oleks, seda on ikka võrdlemise arva. Eriti suhetes. Noh, sa ei tee mulle nii, nagu ma tahan. Kas ma teen talle nii, nagu tema tahab? Ai, kurat, see jälle tegemata. Noh, eks me oleme jälle sama leveli peal, et see on nagu, et see kõigepealt, noh, et kui süüdistus tuleb, eks ta tulebki mingisugustest sisemistest mehhanismidest, siis kohe see endale ka visata sama aegselt. Ja lõppkokkuvõttes... Üks tarkusera veel meelest läheb, mille ma hiljaegu avastasin 3 sõna, mis sellele eelnes. Ma küll tatoveeringuid ei tega, ma võib-olla selle lasen omale käe peale kirjutada. Et iga kord, kui on mingisugune masendus või mingi ükstaspuha, mis toimub elus, küsida, mis sellele eelnes. Et tuua see teadlikkus. Sellele eelnes see, et sa oled magamata ja söömata ja mis iganes hädad ja siis järsku see hetk muutub loogilis. Okei, sellepärast ma olengi pahur. Mis sellele eelnes? Sest alati ju mingid asjad eelnesid. Me elame selles sükses nagu jadalises reaalsuses, et asjad ei juhtu niisama, nendele pidi midagi eelnema. Et asjad jäid tegemata, mis eelnes sellele, et need asjad tegemata jäid? Ma ei olnud puhanud, okei. Aga siis võib-olla tegeleks sellega, et siis see asi ei juhtuks enam. Jah, ja lõppkokkuvõttes on minul raske jõuda mingi muu järelduseni, kui kõiges olen mina süüdi. Et kõige parem näide on sellest, kui ukse lingi külge jääb minu jopetasku jääb kinni, siis kui mul on hästi kiire, oi, kuidas ma vannun ja oi, kuidas ma mõtlen, et oi, see link nagu. Aga kui mul kuhugi kiire ei ole, ma lihtsalt ei tee väljagi sellest, võtan oma jope ära ja lähen edasi. Ja kui selle ukselingi asemel oleks inimene olnud, kuhu külge see kinni? No võt siis ma elan oma viha sinna välja, aga tegelikult milles on asi, on selles, et mul on kiire. Mina ei valmistunud, et sellise, nagu mis sellele eelnes, see mõte, mina ei ole sükest küsimust enda peas küsinud, aga põhimõtteliselt ma alati, kui nüüd nagu väga-väga endale otsa vaadata, siis ma jõuan alati järelduseni, et sina nagu vastutad kõige eest. Jep. Et kui sa oled, ma ei tea, enda kaaslase peale vihane, et ülitsete kogu aeg, siis nagu kes selle kaaslase valis sulle? Siin ei ole nagu muud on ju. No ei ole nagu kedagi teist süüdistada tegelikult. Sest sina valid omale reaalsuse, sina lood selle reaalsuse on ju. Kui sul on raha vähe, siis ei ole selles mitte riik süüdi, mitte sinu tööandja süüdi, vaid keegi teine. Aga nii magus on, see on ka nagu siuke magus asi on lihtsalt vahepeal ennast ventileerida ja kuhugi ta vist on vajalik minu kuhugi nagu visata on ja seda, sest tegelikult on päris raske teadmine see, et kõiges oled sina süüdi, kõik, mis sinuga toimub. Ja nii head asjad kui halvad asjad on ju. Et muidugi hästi palju kergem on halvale tähelepanu juhtida, aga nagu paljud asjad on ju elus hästi, mis on ka nagu sinu tõttu. Milles oled sa ka just suhetega hästi huvitav. Võib-olla see on naiselt kosopid sellest, et ma sellest räägin. Et suhted peaks ju privaatvärk olema ja edasi, aga minu arust see, et nagu ei räägita tülitsemistest ega ka nendest nagu jagusaamistest ei viigi seda elu edasi. Ma hakkasin kalendrisse kirja panema päevi, millal me tülitseme, millal me ei tülitse. Ja statistika loomulikult tuli välja sedasi, et nagu 80% ajast on hästi ja siis 20% ajast võib-olla jageleme. Jageleme sõnadega on ju. Ja siis ongi see, et kogu aeg tülitseme. Statistika näitab vastupidist. Reaalsus on ikkagi seda, et enamus ajast on päris okei. Võib-olla hea on võib-olla ka nagu vähemus sellest ajast, aga enamus ajast on okei ja tegelikult on nagu neid jagelemisi on nagu harva. Et kuidagi nagu faktid aitavad suhetes päris palju nagu liialdamise selle nagu piiride mõtte. Aga vaatame tabel lahti, et siin tabeli pealt näeme, et enamus ajast on ju okei, et nüüd on nagu mingisugune ventileerimise aeg. Ja sellega saab ka muidugi hulluks minna. Mul tuleb meelde see Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtukeis on ju, kus lõpuks oli vist nad elasid, või vähemalt tundus, et nad elasid sellises maailmas, kus nad igat vestlust salaja üks lindistas, teine lindistas on ju. Ja siis mängisid üksteisele tagasi neid vestlusi ja see on omapidi nagu siuke hullus. Mis on ka huvitav, et ma mingi hetk ka tegin seda, sest ma tean seda, et minu mälu ei ole hea ja ma unustan asju vestlustes asjades ära. Ja siis mis ma avastasin, kui ma saingi kinnitust, ma ei mäletangi teinekord asju valesti. Et see, kuidas mälu töötamine on hästi huvitav, et mälu salvestab fakte ja ütlemisi, mis on ülejäänud pildiga kooskõlas.
mis ei ole kooskõlas, et ta kuidagi moonutab kooskõlla ja siis tulebki välja oot, aga ma ju ei öelnud seda, kuigi ma arvasin, et ma ütlesin seda ja nii edasi, et jube tüütu on see muidugi, aga lihtsalt see teadmine sellest, et võib-olla mäletangi valesti, võib-olla ütlesin valesti ja nii edasi, et No naiste ja meeste tülitsemine on ikkagi hästi nagu baastasandil on seal nagu siuke hästi vastuolu, et mehed proovivad läheneda asjale loogikaga ja naised lähenevad sellega, et mis nagu tunde pealt on ju, et mis või noh, et kui sa ütled naisele, mis iganes näite, siis ta paneb sinna 100 asja juurde, sest see tekitas temas sellise tunde, on ju, et ja siis mees ütleb, oot, ma ei öelnud selliseid sõnu, kordad talle täpselt sõna-sõnalt, puust ja punaseks, mis ma ütlesin, on ju, aga sellel pole naise jaoks vahet, tema läheneb nagu, mis tunde see tekitas, on ju, et seal on nagu siuke klassik meeste ja naiste vaheline jagelemine, et naine ütleb, ma tunnen nii ja mees ütleb, et oli nii ja jah, mõlemad on just ka nagu vajalikud elu püsimiseks. Ja see ongi nagu kooslus, on ju. Huvitav, miks see nii erinevalt üles ehitatud on? No muidu vist ei saaks ei lapsed kasvatatud ega ka midagi ehitatud, et see ongi nagu siuke yin ja yang. Jah. Kuule, aga lähme sauna. On sul veel midagi öelda? Lõpetuseks. Jaa, see, mis sellele eelnes, see on minu viimase suurim avastus. Alati tasub küsida, mis sellele eelnes, ükstaspuha, mis olukordades. Et kui on hästi, mis sellele eelnes, kui on halvasti, mis sellele eelnes ja kõigepealt süüdistada ennast ja siis teised. Tähendab, kõigepealt süüdistada nagu nii teisi, kas või enda peas, aga siis kohe sama süüdistus endale visata, et need on niisugused väiksed võtmed. Ja siis kolmas oli see, et ainukene vabadus, mis on vabadus valida suhtumist, et tihtipeale me ju olemegi olukordades, mida me ei saa muuta, me ei saa teha, mingis ametis olen mingit tööd teen, ma ei saa siit ära just, ma olen lubanud ennast siin olla ja kuidagi peab see tehtud saama, kas ma saan lihtsalt ise enda suhtumise muutmisega teha see enda jaoks nagu meeldivaks, võib-olla isegi lõbusaks ja toredaks. See on hästi hea ja see võrdlus alati tekitab minus erinevates filmides ja asjades on see vangikongi asi, et kui sul on nagu sind pannakse kongi ja sul on nagu kõik on läinud, sa ei saa nagu ise mitte midagi enam kontrollida, sulle tuuakse sööks, lastakse korraks õue jalutama ja kõik on sinu eest nagu kontrollitud, siis põhimõtteliselt sul ongi nagu 2 varianti, kas nagu minna hulluks ja võidelda kogu selle vastu, aga see ei tee sul seda olukorda sul paremaks või siis leppida sellega või see enda nagu suhtumise, enda reaalsuse valimine. Et seal ei ole muud varianti, kui nagu võtad. Okei, siin ma nüüd olen, ma olen nüüd selles olukorras, ma ei saa muuta seda, mis väliselt mu ümber toimub, aga ma saan muuta seda, mis mu enda seest toimub. Et see, et kas on vaba tahe olemas või mitte, siis minu arust hetkel mul näib, et vaba tahe eksisteeribki ainult meie vabaduses suhtumist valida. See võib-olla alati ei tule nagu paugust meelde või midagi sellist, aga ikka ta mingi hetk nagu ilmneb, ja ta ma olen enda pealt täheldanud, et ta mingi hetk nagu muutub ka nagu harjumuseks, et kui alguses ta võib-olla ei meenunudki, siis nüüd ongi see, et kui satungi mingitesse olukordadesse, kus ongi võrdlemis ebamugav, siis on okei, mis ma nüüd saan teha selle jaoks, et see enda jaoks meeldivaks teha, ja siis mõtlengi mida iganes välja, okei, aga kui ma võtlen, et see ongi nagu mingi sõjaolukord ja kõik ongi pahasti ja mis iganes värgid, kas siis see olukord muutub põnevaks? Ja muutub küll, okei, ma pean siit välja tulema, ma pean nagu, mõnes mõttes nagu tenda nagu mängulisemaks ja tekitangi nagu sellise nagu väikse väljakutse endale, et jah, see hetk jääb meelde, kui ma seda laulu-tantsu peal, kui see Ukraina eesrindelt tuli see sõnum, et tore, et sa näitad, et kuskil maailmas rõõm on. See hetk ma olin täiesti küpse peast. Nagu, ja siis kuidagi tuli endas ikkagi see jõud üles. Okei, aga tundub, et ma ikkagi teen midagi kasulikku ja vajalikku. Nii, heitame ennast üles ja läheb jälle ja läkski jälle. Ja ikka olen elus. Et see kuidagi ühesõnaga jah, tõmbame otsa kokku, läheme sauna. Et see ülesanne sai täidetud, nüüd edasi, nüüd siin kaalungi erinevaid variante, mida ma teen, nüüd ma hakkasin sotsimeedias rääkima ka, et kuigi mul oli väike plaan,
et äkki ma jõuan 1 miljoni jälgijani ja siis ma saan kõva häälega välja karjuda, ma jõudsin 1 miljonini ilma ühtegi sõna ütlemata, siis elu lihtsalt naeris selle plaani peale, sest see aasta nagu raputas nii palju, et mul lihtsalt ei olnud jaksu seda numbrit taga ajada, et ja palju on nüüd siis koos? ta kukkus mul mingi 930 peale, sest ma ei ole nagu nii aktiivne olnud, et ta eeldab ikkagi reaalselt nagu aktiivset tööd ja nii edasi, et mul see poiss oli aasta alguse haiglas ja nii edasi, et kuidagi nagu mu prioriteedid tõmmati mujale. Mis on huvitav oli sel teekonnal oligi, et päris tihti oligi nagu valikuid, et kas siis nagu pere või karjäär. Ja ma valisin pere. Ja ma olen nagu see võib-olla jääbki nagu elu lõpuni, et kas see nüüd oli õige valik või mitte, et kui ma vaatan nagu teisi edukaid, kes on ka kõrgele kaugele jõudnud, siis ega nad on ka mingi hetk pere asemel karjääri valinud. Hiljem võib-olla tagasi pere juurde läinud ja nii edasi, aga mingitel perioodidel just kui ongi nagu pühendumine selle ennast unustavalt sellesse ühesse teemasse nagu täielikult ja sinna kadumine ja siis selle ehitamine ja nii edasi, et see on siuke. Aga et kui nagu mis jääb kripeldama oli see, et siis kui ma alustasin seda teekonda, siis ma lubasin oma pojale, et ma viin ta Jaapanisse sinna Super Mario lõbustusparki. Kurat, see on nagu tegemata, et siis ta nagu ka aeg-ajalt tuletab meelde, issi, sa ju lubasid, viid mind sinna. Ja see, ma ei tea, miks see on nagu kõige valusam, kui ta seda nagu meelde tuletab, seepärast, et kuidagi nagu rahvale ja riigile see nagu tõin nagu nähtavaks ja nii edasi, et kuidagi teistele on hästi palju, kuidagi omadele on nagu väga vähe, et seda nagu tahaks muuta nüüd. Aga seda jõuab ju veel. Seda jõuab, nüüd ma hakkasin sotsmeedias rääkima ka, et kuigi ma oma inglise keelt nagu pelgasin hirmsasti, mõtlesin, et see on ikka igavene mingisugune sodi, mis ma suust välja on, siis see esmane tagasiside on hea olnud. Ja see on ka see, et kuidas saavad asjast paremaks seda tehes, kuidas alguses teed seda sitasti. Lihtsalt tuleb nagu alla neelata, et see ongi siuke kahtlase eestikeelse aktsendiga inglise keel, it is what it is ja ega ta ei lähe muud moodi paremaks seda, kui seda tehes. Et kuidagi nagu see on sama selle sodi loomeprotsessis, selle sodi loomine, et kõigepealt tulebki mingit sitta luua selle jaoks, et paremat asja saaks üldse tulema hakata. Selle mõtte huvitavat sõnastust kuulsin, ilmselt kuskilt mingit sotsiaalmeedia videost, et asi, mida sa taga ajad, seda sama asja on sul vaja kulutada põhimõtteliselt. Et ütleme, kui sa tunned, et sul ei ole energiat ja sa oled väsinud, siis sa pead kulutama energiat nagu a la trenni tegema, et see annab sulle energiat. On ju. Et kui sa tunned, et sul ei ole aega, siis täida nagu tihedamalt oma aega ja vaata, kus sul hakkavad ajaaugud tekkima, sest sa hakkad aega rohkem hindama. On ju. Et kui sa tahad raha, siis põhimõtteliselt raha tegemiseks on vaja raha kulutada. On ju. Et see oli nagu huvitav sõnastus, et see, mida sa taga ajad, seda sa pead kulutama ja nagu siis nii-öelda praktiseerima. On ju. Et kui sa ajad ja enesekindlust taga, siis sa pead nagu kulutama seda skilli endale, et sa peadki proovima lihtsalt olla. On ju. Et see oli huvitav sõnastus sellele samale mõttele põhimõtteliselt. See on jumala hea point, sest ega ei saagi paremaks minna, ega see käelihas paremaks ei lähe, kui sa nagu ei kulutada. Just. Nojah, eks näis, jah. Et nojah. Kuule, aitäh sulle. Mis toimetame edasi ja vaatame, mis nüüd saama hakkab, et mõtlengi, et võib-olla nüüd tahakski kuidagi, kui ma räägin ka, et võib-olla seda Eesti kultuuri nagu minnegi külla mingisugustel tädikestele ja siis teha, et ta teeb mulle mingid lihaperukaid ja siis ma teen mingi video sellest ja kuidagi nagu tuua nagu siukest dokumentalistikat sisse. Ei, pigem kui ma nüüd seda hullu ütlen, siis ma pean seda tegema. Tuua natukene valgust maailma juurde, nagu siukest ürgset lükkevalgust, mis on nagu siuke soe, pehme, mis ei ole see, et mingi glamuur ja uhked autod ja nii edasi, vaid siukest nagu tagasihoidlikult, et ala aitan mingil tädikesel kartuleid korjata ja siis teen tast mingi videoklipi või ma ei ole seda veel hästi ära sõnastanud, aga ma mõtlen seda, mida ma tahaks tarbida, mida ma tahaks nagu, sest mina olen sotsmeedia nõuanne Keit Eerolt, sina oled alati esimene tarbija, mida iganes sa loojud, kui sa ise ei viitsi seda vaadata, mida sa lood, siis võib-olla peaks seda ümber tegema, sest sa pead, ise endal peab see kõigepealt meeldima. Et ma tahaks nagu tegelikult nagu näha rohkem siukest ehedamat päris elulist värki, sest see kogu maailm on mingid illusioone täis.
ühesõnaga väga segane, mul on mingi segane periood. Võta üks ja viska teist. Tänud sulle. Jah, tšau. Eesti Esu.